tere hommikust, alustame siis järjekordse Buildest koolitusega ja sellel korral on siis meil külas Ivar Annus TalTechist, TalTechi kaasprofessor ja räägime kliimakindlatest lahendustest. Ivar, miks üldse on vaja mõelda kliimakindlate lahenduste peale? No kui me räägime sademevee kontekstis, siis eks me oleme kõik inimestena kogenud seda, et meil on natukene tihemini vesi tänaval, kui meil suuremad sajud tekivad ja siis selle tõttu ongi vaja mõelda, et mis need leevendusmeetmed võiks olla, mis siis ilmtingimata vihma taevasse ei jäta, vaid pigem aitavad siis meil sellega siin linnaruumis paremini hakkama saada. Okei, aga ma saan aru, et täna on siis umbes 2 korda 1 tund meil see aeg, et vahepeal teeme ka pausi ja millalgi me teeme ka siis meie selle veebiküsitluse, kes punkte kogub, aga hakkame siis peale. Tere hommikust ka minu poolt ja mul on hea meel teile täna rääkida siis teadustööst, aga ka sellistest praktilistest näidetest, mida me oleme siis nii Buildesti projektis kui ka Life'i Latest Adapt projektis erinevate omavalitsustega koostöös ellu viinud ja keskendun siis sellistele kliimakindlatele ja ka looduspõhistele sademelahendustele ja et mis elukas see looduspõhine sademelahendus on, et sellest ma räägin ka täna. Ja kui te Buildesti projektist juba üht-teist teate, siis ka selle kliimakindluse kontekstis meil on üht-teist Kliimaministeeriumi kodulehele raportite näol üles pandud, et ma mõned olen siin lihtsalt slaididel välja toonud, et kellel huvi rohkem võite siis vaadata, et mis uusi meetodeid või lahendusi me selle projekti raames oleme välja pakkunud. Et oleme tegelenud nii siis kliimamudelite analüüsiga, et just aru saada, et kuidas me ehitusvaldkonnas võiksime kliimaprojektsioone paremini ära kasutada, kas või selleks, et siis kas me peaksime ja mis mahus erinevaid norme ja standardeid uuendama ja siis sademevee lahenduste osas oleme ka siis vaadanud sellele otsa, et kuidas me paremini andmeid saaks oma süsteemide toimivuse kohta koguda, mis need erinevad metoodikad ja meetmed võiks olla, kui ka siis seda, et kuidas üldse hinnata linnakeskkonnas, et millised on need kriitilised piirkonnad, kus me peaksime sekkuma. Ma küsin vahel, kas on viimastel aastatel ka nagu reaalselt ilmastiku ja ilma põhjal nagu tunda ja näha, et need lahendused on nagu vajalikud ja vältimatud? Selles mõttes on, et kui me täna nagu standardi, kui me räägime väliskanalisatsiooni võrgu standardist, eks ole, et selle baasil tegeleme pigem nagu torulahendustega, siis sellises olukorras, kus meie vihmade intensiivsused, või ütleme nii, et see veekogus meil ühe vihmaga maha sajab, see on mõnevõrra suurem ja neid suuri sadusid juhtub mõnevõrra rohkem, et siis puhtalt torupõhiste lahendustega meil ei ole mõistlik selliseid süsteeme nagu ainult valmis ehitada. Just seetõttu, et selline väikene või keskmine vihm ei taga selle toru tegelikult toimivust. Nii et statistika nagu toetab seda, et vihmasid või tugevaid vihmasid on rohkem? Jah, et näiteks Tallinnas on küll meil olemas, Tallinna Vesi on siin mõõtnud üle linna 13 erinevas punktis vihmade intensiivsust aastate jooksul ja sealt, kui välja võtta andmeid, on tõesti näha, et neid suuremaid sadusid, hästi lokaalseid, on rohkem. Ja just juhtubki seda, et Mustamäe upub ja Pirita paistab päike ja vastupidi. Okay. Nii et tagasi minnes selle Kliimaministeeriumi raportite juurde, et siis me oleme praegu ära sidunud ka ühes raportis selle kliimakindluse hoonetega, et vaadata just seda, et kui hoonete renoveerimisel, mida me peaksime silmas pidama näiteks ka sellest kliimast lähtuvalt, et üks pool on see, et kuidas me kaldvihmasid näiteks peaksime hoone fassaadi või niiskuskindluse mõttes arvesse võtma, aga teine on ka see ümbritsev keskkond, et me ei uputaks oma keldreid ja siis hoone ümbrust ära. Aga sissejuhatuseks võib-olla
mõtleks üldse, et missugune see kliimakindel linn on, et millisena me ette kujutame seda kliimakindlust, eks ole, et see on ka selline võib-olla natukene sõna, mis on nagu lendu läinud, aga millel otsest sisu ei pruugi olla. Et noh, selge on see, et kui me näeme järjekordset nukrat meest jalutamas veeloigus ja oma auto numbrit otsimas, eks ole, siis me võime öelda, et see tõenäoliselt ei ole nagu kliimakindel linn, et me tahaksime midagi muud. Ja noh, siis need viisid, et kuhu suunas liikuda ongi, et noh, et me võime siis öelda, et kliimakindel linn on võimalikult roheline, et teeme siis, suurendame hästi palju rohepindade osakaalu, eks ole, hoonete kontekstis tähendaks see siis, ma ei tea, rohekatuseid ja rohefassaade näiteks. Aga tegelikult noh, et me peame alati mõtlema, et kas see on realistlik ja kas see on ka mõistlik lahendus. Näiteks Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengkavas on öeldud, et kui me tahaksime kesklinna piirkonnas sellest nii-öelda üleujutusriski maandada, me peaksime keskmiselt 11% teepinnast muutma roheliseks. No, et kas see tegelikult on reaalne, eks ole, et me peame mõtlema ka liikluskoormusele ja kõigele muule. Nii et me peame vaatama ikkagi sellised kombineeritud lahendusi, et ainult selline roheline võib-olla lahendus ei ole ainuüksi toimiv. Teiselt poolt loomulikult hästi palju vaadatakse sinna poole, et digitaliseerime, et läbi siis sellise tarkuse, parema andmehalduse, parema juhtimise. Me saame siis võib-olla neid linnakeskkonda muuta funktsionaalsemaks. Aga noh, lõpuks tähendab seda, et vahet ei ole, mida me teeme, et me tahame tegelikult, et see linnakeskkond oleks kohanev, eks ole, et me erinevatele riskidele suudaksime kiiresti reageerida ja selline elamiskõlblik linnakeskkond säiliks. Ja kui siit linnast minna natukene väiksemaks, eks ole, et linna võib-olla on natukene raske endale ette kujutada, et kuidas ma seda kliimakindlaks teen, siis me vaadata seda sama küsimust ka kinnistu kontekstis. Et noh, võtame siit 2 näidet, eks ole, et vasakul on üks ajalooline loss Luksemburgi mäe otsas ja siis paremal pool on, eks ole, meie Lamemaa Õismäe näiteks, eks ole, et siin on väga oluline vaadata, et kus kohas ma olen ja missuguseid kliimakindluse meetmeid ma rakendama pean, et ütleme, sellel mäe otsas asuval lossil ei ole väga vahet, eks ole, et kui palju ja kus seda vihma sajab, sest et vesi voolab kõik alla orgu ja uputab selle asulasel orus. Aga et kui me asume suhteliselt laugel maal, järve ja mere vahel veel, eks ole, et siis tegelikkuses on vaja, ütleme, planeerida seda kliimakindlust mitte kinnistupõhiselt, vaid noh, natukene laiemalt. Et kui me sama Õismäele näiteks sisse suumime ja vaatame siis seda ühe kinnistu kontekstis, siis on näha, et igal sellel korterelamul, võib-olla üks hoone on veel jagatud mitmeks ühistuks, on hoone ümbruses 5 meetrit maad. Ja kui nüüd sellele hoonele näiteks võrguvaldaja annab mingisuguse ettekirjutuse, et kuule, et sa tohid oma kinnistult minu torusse lasta ainult sellise koguse vett maksimaalselt, no siis tegelikult tal puuduvad meetmed, et mida seal kinnistul rakendada, eks, et kui me mõtleme nüüd, et räägime looduslähedastest sademevee lahendustest, siis tegelikult antud kinnistu kontekstis on väga-väga vähe teha. Nii et jällegi peame nagu mõtlema, et kellele me selle ülesande suuname ja mis on need meetmed, mida me siis võime ühel või teisel juhul rakendada. Aga ütleme, uute arenduste puhul on see olukord võib-olla selles mõttes lihtsam, et me saame lähteülesandes seda kohe silmas pidada, et kui me uusi hooneid siis rajame, et me vaatame selle kliimakindluse aspekti ka, et me siis muudame ümbritseva keskkonnaga selliseks, et tagada vähemalt selle uue hoonestu piires siis see kliimakindlus. No siin üks teine näide, et ka Tallinnast Tiskre asumist, kus on siis ehitatud uued korterelamud ja tõesti seal on näha, et kinnistute piires on siis tekitatud ka sellist reljeefset maastikukujundust, et parkida seda üleliigset vett siis siia-sinna, eks ole. Aga teisalt ma olen siia slaidi keskele pannud väljavõtte Maa-ameti merelise üleujutuse siis riskikaardist, kus on punasega ära toodud siis sama ala, eks ole, kuhu need hooned on rajatud, et tegelikkuses võib-olla see risk üleujutuse kontekstis või ütleme vee kontekstis ei tulene mitte sademetest antud piirkonnas, vaid hoopiski merest. Nii et jällegi siin on vaja nagu selgelt silmas pidada, et missuguse riski vastu me ennast kindlustame, et võib-olla antud piirkonnas oleks kõige mõistlikum lahendus hoopiski mere äärde, eks ole, siis kergliiklustee rajada koos ühe tammiga, mis takistaks siis osaliselt selle merevee sissevoolu sinna piirkonda.
ja kõige hullem variant võib juhtuda siis, kui me need kaks asja kokku paneme, et alles siin eelmine kevad meil kaitses üks magistrant oma lõputöö sellesama Tiskre asumi analüüsi näitel ja ta hindas siis nii-öelda kompleksriske, et mis siis juhtub, kui merevesi on kõrge, aga sajab ka palju vihma samaaegselt, eks ole, ja see on tegelikult näha, et siis mingisugustes piirkondades see sademeveest tingitud uputus siis võimendab seda mereveest taseme tõusust tingitud uputust, eks ole, nii et kui need mitu riski nii-öelda korraga kokku saavad, noh, et siis sellisel juhul me peame nagu vaatama neid asju kompleksselt või koos, et me ei saa vaadata nagu ühte riski ja teist riski ainult eraldi. Nii et see natukene nagu sissejuhatuseks, et missugune see kliimakindel kinnistu või kliimakindel linn nagu võiks olla, et noh, et ega me siin ühest vastust, ma arvan, definitsiooni mõttes meil ei ole, aga ma arvan, et me kõik nagu püüdleme sinna poole, et meie veest tingitud riskid oleksid piisavalt hästi maandatud ja teiselt poolt, et siis, et me see nii-öelda elamiskõlblikkus säiliks siin linnaruumis, eks ole, et hooned oleksid elamiskõlblikud ja ka linnaruum oleks läbitav siis ühel või teisel juhul. Mul oleks sissejuhatuse lõpuks veel üks küsimus. See näide, mis sa tõid, et kus oli siis see sama, et oht on tegelikult mere pealt hoopiski. Et kas siis ütleme, näiteks arendaja võib-olla oleks pidanud vaatama seda sellise pilguga, et näiteks rajama selle kogu kõik need majad võib-olla mingitele postidele hoopis terviklikult, et vesi jookseb, ma ei tea, siis keldrisse sinna või... No see oli see, mida praegu Haapsalus tehti, eks ole, et kui sinna merre ulatuvale poolsaare peale maja ehitati, siis tõesti vaadati seda, et sokli kõrgus oli siis planeeritud seal, ma ei tea, kas 1,9 meetri peale või midagi, eks ole, et tõesti see on küsimus, et meil uut hoonestut rajatakse nii, et me saaksin astuda, eks ole, elutoast terrassile, aga võib-olla mõnes piirkonnas see mingisugune paar trepiastet oleks see, mis päästab ära pärast su veekahjustusest, eks ole, nii et täiesti õigustatud küsimus ja siin on nagu, ma ütleks, et ka omavalitsustel piisavalt suur roll, et selliseid planeeringuid menetledes, eks ole, saab ette kirjutada ka teatud tingimusi siis, eks ole, mis võiks seal olla siis arvesse võetud. Küsin ka korra vahel, et kas lisaks veega seotud siis kliimariskidele on veel midagi, mida peaks nagu teadma, arvestama või need on ikkagi põhiliselt need sadeveed ja üleujutused, millega need kliimakindlad lahendused tegelevad? Teine asi, ma toon siin ka välja, et kui me räägime looduspõhistest lahendustest, siis see ampluaa on mõnevõrra laiem, aga ütleme kliimast lähtuvalt teine asi, millele tähelepanu pööratakse, on siis temperatuur, et eriti siis sellises tiheasustatud aladel, eks ole, meil võib juhtuda nii, või mitte ainult või, vaid juhtubki nii, et siis temperatuur läheb väga suureks, ütleme päikselistel suvepäevadel, aga jällegi siin tasub silmas pidada, et Eesti kontekstis me räägime kuumalainest, kui meil on siin 2-3 päeva võib-olla ebamugav olla, siis kui rääkida samast asjast oma Lõuna-Euroopa kolleegidega, siis nad ei pea seda kuumalaineks tegelikult, eks ole, et meil on üksikuid päevi, kui asfalt sulab ja inimesed ei saa võib-olla hingata korralikult, sellepärast et väliskeskkonnas on väga palav, eks ole. Aga jah, temperatuur on võib-olla teine faktor, mida arvestatakse. Nii et täna me keskendume tegelikult siis sellele, et vaadata, et missugused need võimalikud lahendused võiks olla ja sealhulgas ma siis keskendun mõnevõrra ka looduspõhistele lahendustele, nagu ma ütlen, et proovin nüüd ka ära defineerida mõnevõrra, et mida me siis seal silmas peame. Ja kuna tegemist on ikkagi mitte väga uue meetmega, aga ütleme Eesti kontekstis mitte väga palju rakendatud meetmega, siis ma räägin ära ka erinevatest riskidest, mis on siis nende rajamisega ja looduspõhiste lahenduste rajamisega seotud. Ja siis selle koolituse teise poole ma olen siis planeerinud praktiliste näidete peale, et mis siis Eestis on juba valmis ehitatud või ehitamisel, et siis oleks mingisugune ülevaade ka, et mis need riskid on, mida me oleme näinud nende kavandamisel ja võib-olla ka mõned riskid, mis on realiseerunud näiteks, eks ole, et kui need lahendusi on ellu viidud. Ütlen ka kohe vahele, et meil tegelikult on plaanis siis neid objekte ka vaatama minna ilmselt siis kevadel, et kui lumi on sulanud, et lähme siia Tallinnasse ja Viimsisse ka neid vaatama ja tegelikult võib-olla siin Zoomi chatis võiksite ka märku anda, et kes oleks huvitatud, et me
teaksime sellist huvilist. Kes nimekirja paneb, siis saab ühendust võtta, et ega muidu löögile ei saa. Eks see info tuleb piisavalt vara ette, aga täna oleks ka huvitav teada juba sellest. Nii et nagu ma näitan ka täna, et osad nendest lahendustest on valmimaas ja osad siis valmivad kevadel, et seetõttu ka on mõistlik see kohtvaatlus siis kevadesse planeerida. Aga lähme siis edasi nende lahendustega, et tegelikult nende võimalike lahenduste puhul loomulikult on erinevaid nagu lähenemisi, et meil on, mida on rakendatud, meil on erinevaid, ütleme selliseid tehnilisi lahendusi. Siin on üks näide, mida me siis küll teoreetiliselt katsetasime Rakvere linna peal, eks ole, ja mida on tegelikult siis ütleme, Lääne-Euroopas päris palju ellu viidud, et kus me siis olemasoleva linnaruumi muudame selliselt, et teatud tingimustes tema funktsionaalsus muutub. Et me teadlikult tekitame kontrollitud üleujutusi siin ja seal, eks ole, ja siis loomulikult inimestele peab olema teada, et need piirkonnad on üleujutusaltid ja siis suure vihma korral inimestele juurdepääs peab olema piiratud nendesse piirkondadesse. Mis on nende lahenduste nii-öelda võlu või valu, on see, et need lahendused ei saa olla passiivsed. Et tüüpiliselt me peame siia juurde panema mingit tarkust, ehk siis andureid, kaugjuhtimist, eks ole, ja see muudab muidugi mõnevõrra nende lahenduste rakendamise kulukamaks ja teisalt ta muudab sellise hoolduse hästi kriitiliseks. Et kui me neid süsteeme jätame hoolduseta, siis võib juhtuda, et me tekitame kontrollitud üleujutuste asemel hoopis kontrollimatud üleujutusi. Nende lahendustega me tegelikult oleme Tehnikaülikoolis jõudnud nii kaugele, et meil on isegi piloteeritud sellised targa kaevu prototüübid, et mida tõesti, millel on siis mille tarkus seisneb selles, et on olemas erinevad juhtimisalgoritmid, mis siis mõõdavad ära ühelt poolt veetasemeid süsteemis ja vastavalt nende veetasemete andmestikule teevad siis otsuseid, eks ole, et kas siis ühest kohast klappe avada või sulgeda. Ja selle mõte on siis see, et me jaotaksime selle liigvee ära suhteliselt nii ühtlaselt kui võimalik kogu süsteemi peale. Et kui meil on linnas, suuremates linnas 1000 kilomeetrit torustikku, et siis kuskil on kindlasti alad, mis ei täitu nii kiiresti ja kuskil on alad, mis täituvad kiiremini. Ja siis selliste tarkade juhtimisvõtete mõte on siis see, et jaotada seda veekoguseid siin-seal. Loomulikult seda ei saa teha ülelinnaliselt, vaid seda peab tegema siis mingite piirkondade kaupa, eks ole, vastavalt nagu valgalad meil kokku joonistuvad. Teine lahendus, eks ole, mida on siis rakendatud palju ka just sellistel juhtudel, kui meil on näited väga suurtest katastroofidest. Euroopas väga tuntud näited on Malmö linn ja Kopenhaageni linn, eks ole, mis paari aastase vahega mõlemad uppusid ja Kopenhaagenis on siis dateeritud need üleujutuse kulud seal 2 miljardi euro juures, sellest ühest sündmusest tingituna, eks ole. Siis need mõlemad linnad võtsid täiesti sellise strateegilise vaate, et kuidas me tegelikult muudame kogu linnakeskkonna selliselt, et me teame, kui meil sademevesi tänavale jõuab, siis kuhu ta suundub. Ja siis seal me enam ei räägi sellistest kinnistupõhistest lahendustest, vaid me räägime valgalapõhistest lahendustest, vaid me vaatame mingisuguseid linnapiirkondasid eraldi tükkidena. Ja see kõige üks kuulsamaid näiteid, eks ole, on siis üks tänavaruum, mis oli algselt tegelikult ainult liiklusele avatud, siis see tänavaruum kujundati niimoodi ümber, et tema keskele ehitati sinna roheala, mis tegelikult on osa siis sademevesüsteemist ja kui siis tänavaalused kollektorid hakkavad täituma, siis vesi suunatakse hoopiski sinna tänava keskel oleva roheala peale. Ja siis see vaade on nagu otse mere poole, et vastavalt sisepoolselt siis vesi suundub ka lõpuks merre ära ja tegelikult on sinna ka siis sisse ehitatud või kavandatud sellised pumplasüsteemid, et kindlasti sellest veest lahti saab. Ja igapäevaelus ta näeb välja tegelikult selline, et sa ei pane tähelegi, et tegemist oleks siin mingisuguse looduspõhise sademevee lahendusega, vaid ta on tegelikult korrastatud pargiala. Ainuke asi, mis võib silma jääda, on see, et miks see roheline muruplats seal keskel on kõige madalam, eks ole, ja madalam ka tee pinnast ja siis teisalt võib silma jääda ka see, et äärekividega on talitletud seal täpselt nii, et veevoolule jätta mingisugused suunad või läbipääsu võimalused, eks ole. Nii
et tee-ehituse kontekstis on siin võib-olla natukene teistmoodi talitletud kui siis tüüpiliselt. Jah, siin põhimõtteliselt mis siis juhtub, eks ole, et kui suur sadu tuleb, siis tegelikult kalletega on kogu piirkond ära lahendatud nii, et vesi voolaks siis kokku sinna keskele rohealale. Ja mis selle asja mõte on, miks me looduspõhistest sademelahendustest räägime, on tegelikult see, et muuta seda veeringet. Et kui me vaatame need kahte skeemi kas või, siis millest see kõige suurem erinevus siin kahe skeemi vahel on see ingliskeelne väljend runoff, eks ole, või äravool. Ja kui me linnakeskkonnas tegelikult planeerime sademetorustikke või süsteeme selliselt, et me koguks vee võimalikult ruttu kokku ja suunaks ta võimalikult ruttu linnakeskkonnast välja. Aga siis looduses on ta teistmoodi, et tegelikult ta pigem nagu nii-öelda tarbitakse koha peal ära, eks ole. Meil on siis puud, meil on maapind, eks ole, mis osa veest endasse imeb ja nii edasi, et siis see äravoolu komponent on tegelikult võimalikult väike. Ja see on see loogika või see on see taust, eks ole, et miks me siis neid loodusest inspireeritud või looduspõhiseid sademelahendusi rohkem tahame ka linnakeskkonnas või ka kinnistutel rakendada, et seda äravoolu komponenti vähendada. Aga nagu ma ütlesin, ma lubasin, et ma siis natukene proovin ka defineerida, et kui me räägime looduspõhisest lahendusest, sademelahendusest või ütleme ka loodusest inspireeritud sademelahendusest, et millest me siis tegelikult räägime. Ja nagu ikka, heal lapsel on mitu nime. Et see on tegelikult üks suur selline küsimärk võib-olla siiamaani, et kas me räägime alati samadest asjadest ja ma olen siin välja toonud mõned järgmisel slaidil veel ühe definitsiooni, et tegelikult kui me vaatame kas või Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise strateegiat, ma meelega jätsin selle tõlkimata, et see originaaltekst oleks ees, et igaüks saab seda ise ka tõlkida, et tõlkes midagi kaduma ei läheks, siis tegelikult on öeldud, et need nii-öelda rohe-sinised või sinirohelised või need looduspõhised lahendused, et nad on sellised mitmikkasu, täiesti ütleme ühegi mitmikkasuga lahendused, mille rakendamist ei kahetse mitte kunagi. Eks, et ta on absoluutselt võib-olla siis ravim kõigele, aga tegelikult me teame, et sellist asja pole olemas, eks ole. Ja siin on siis ära toodud, et ta peaks nii keskkonnale, sotsiaalmajanduslikult, eks ole, kui ka kliima mõttes on ja andma erinevaid kasusid, et kui me neid rakendame. Põhjamaade ministrite nõukogu on võtnud selle sama dokumendi ette ja öelnud, et okei, et ta võib nii olla, aga selleks, et seda teha ei piisa ühest ehitajast või planeerijast või arhitektist, vaid tegelikult me peame poliitiliselt nagu prioritiseerima, ütleme, et nüüd hakkame nii tegema. Et ainult siis me saame tegelikult seda mitmikkasu sealt välja tuua, eks, et muidu me tegelikult tegeleme selliste üksikute probleemide lahendamisega. Ja ega see on Eestisse ka üle kandunud, eks, et kui me vaatame kas või Tallinna sademstrateegiat aastani 2030, siis seal on öeldud, et iga uue arenduse puhul tegelikult sademevesi tuleb käidelda koha peal. Et kui ma hakkan ühte uut hoonet rajama, siis tähendab seda, et katusepinnalt kokku kogutav vesi, eks ole, on minu probleem. Ja minu kinnistul olev vesi on minu probleem. Nii et me peame nagu mõtlema, et missugused need meetmed või lahendused võiksid olla, et selle probleemiga nagu hakkama saada. Loomulikult on siin välja toodud, et me peaksime immutama, aga kas või Tallinna kontekstis me teame, et tegelikult neid alasid või kus me Tallinnas immutada saaksime, on suhteliselt piiratud. Ja võib-olla selle eelmise küsimusega haakuvalt, et mida siis need rohelahendused võiks pakkuda lisaks siis üleujutusriskide haldamisele. On siin üks teine definitsioon, eks ole, kus siis on tegelikult öeldud natukene nagu sama, et on selline lahendus nagu kõigele, aga siin on ära toodud neid muid kliimariske ka, eks ole, või muid riske, mida ta peaks siis haldama. Et ühelt poolt ainult üleujutused, eks ole, plaats, aga ka siis põud, eks ole, et kui meil vett ei ole piisavalt, siis need rohelahendused võiksid siis seda olukorda leevendada. Vee kvaliteedile võiks ta positiivselt mõjuda, kui täna, eks ole, sademevesi, mis kogutakse torustikuga kokku, suunatakse puhastamata kujul otse Tallinna mõttes merre, et siis tegelikult nende rohelahenduste puhul oleks võimalik ka seda vee kvaliteeti parandada enne, kui ta siis näiteks merre suunab. Ja ta võiks siis parandada ka siis meil liigirikkust ja inimeste heaolu ja kõike muud. Nii et see on see üks vaade, eks ole, et mitmikkasu võiks sellest rohelahendusest tulla. Ma küsiks siia vahele, et kas see tegelikult tähendaks seda, et Tallinna või Tartu kontekstis, mis on suured linnad, eks ole, Eesti mõistes, siis et seal ongi näiteks
tiigid ja väiksed ojakesed või jõed või midagi sellist siis seal kuskil vahepeal jooksvad meil. Jah, et me peaksime tegelikult olema harjunud sellega, et meil on kuskil vesi nagu nähtaval kohal, eks ole, olgu ta siis kraavide näol, ütleme alati kraav on parem sademelahendus kui toru, eks ole, kuna kraavi mahtus kas või on suurem, eks ole, pluss siis kui me õigesti selle kraavi kujundame, tal on ka tegelikult vee kvaliteedile selline positiivne efekt, eks ole. Nii et põhimõtteliselt see tähendab jah seda, et sellist avatud veepinda meil linnakeskkonnas lihtsalt võiks olla rohkem. Ja mina kasutan siin koolitusel täna seda lühendit NBS väga palju, et olla nagu ühes mõistes rohkem kinni, see NBS tuleb siis ingliskeelsest väljendist nature-based solution, aga tegelikult nagu öeldud, sellel heal lapsel on mitu nime, et siin on selline ajalooline ülevaade, et tegelikult nendest rohelahendustest või säästlikest sademelahendustest on hakatud rääkima juba 1970. lõpus ja siis erinevaid mõisteid on siis ajas juurde tulnud, et kuidas me neid inglise keeles oleme nimetanud. Eesti keeles on võib-olla enim levinud siis kaks mõistet, on siis kas looduslähedased lahendused, LLL-id või siis looduspõhised lahendused, LPL-id. Aga tegelikult, kui me neid mõisteid või lühendeid vaatame, et siis me räägime väga tihti sarnastest või samadest või sarnastest asjadest. Ja siis käin läbi ka sellised enam levinud lahendused, võib-olla, mida me siin Eesti kliimas võiksime rakendada ja oleme rakendanud. Ja ma väga nagu detaili ei lähe, sellepärast, et Eestis on tegelikult olemas eestikeelne väga hea käsiraamat, mis siis mõned aastad tagasi Life Urban Storm projekti raames kokku pandi, Eesti kliimasse sobivate säästvate sademelahenduste käsiraamat. Ja ma olen siis võtnud mõningaid jooniseid selle koolituse jaoks ka sealt käsiraamatust, et teile näitlikustada ühte või teist lahendust, aga siis rikastanud neid erinevate piltidega päris lahendustest, siis kas mida ma ise oma elu jooksul olen siis millega kokku puutunud või siis lahendustest, mida ma olen näinud oma elus, aga mitte ise üles pildistanud. Nii et see lühikene ülevaade siis erinevatest võimalustest, et mida võiks rakendada. Ja pärast, kui me nende praktiliste näidete juurde lähme, siis me näeme, et osad nendest on siis ka ellu viidud ja mis kujul nad siis ellu on viidud. Hoonete kontekstis me räägime tüüpiliselt kahest lahendusest. Ka mina olen kuulnud erinevate arendajate käest ja on pöördutud ka Tehnikaülikooli poole näiteks, et kuidas ühte või teist lahendust võiks projekteerida, kuna alati ei ole nagu seda parimat teadmist veel olemas. Et üks variant on siis rohekatuseid, eks ole, rakendada. Rohekatused on kahte eri tüüpi, on sellised madalama taimestusega rohekatused ja on siis kõrgtaimestusega rohekatused, kus võib lausa puid istutada. Nad nõuavad erinevat ka, ütleme, konstruktsioonilahendust, eks ole, hoonete kontekstis, aga rohekatuste puhul ma pigem näen, et neid kui rajatakse siis uutele hoonetele. Just seetõttu, et konstruktiivselt on vaja siis arvestada selle täiendava koormusega, mis katuse pinnale tuleb ja siis seetõttu vanadele hoonetele alati ei pruugi olla seda varutegurit, et sinna katusele täiendavat koormust rajada. Rohekatused põhimõtteliselt töötavad nagu selline madal murupind, eks ole, ta suudab imada mingisuguse osa vett siis endasse sadude ajal. Rohekatuse all võib olla ka drenaaž tegelikult, et see liigne vesi siis juhitakse ära sealt kas siis drenaažiga või võib olla seal ka mingi ülevool, et kui seda vett on liiga palju, siis vesi voolab lihtsalt katused vihmavee renni kaudu ära. Loomulikult selle probleemiks võib osutuda see, et kui meil ei ole vihma mõnda aega, eks ole, siis see rohekatus kipub ära kuivama, ja see taimestik seal närbuma, et kas me peame siis tekitama olukorra, kus me peame näiteks katusid kastma hakkama, mis on täiendav veekulu, eks ole, see on midagi, mida me siis tahame vältida. Ja seetõttu kasutatakse lihtsalt sellist taimestikku, mis siis suudab seda põuda mõnda aega üle elada. Mul on kohe küsimus, kuna meil on siin katuse- ja fassaadimeistrite liidu esimees, et me ei saa jätta küsimata, et milline on Eesti katusemeistrite valmisolek selliseid katuseid ehitada või millised on olnud siis kogemused või kuidas sina vaatad seda? See on hea küsimus ja tegelikult on nii, et Eesti katusemeistrid suudavad seda ehitada. Pigem
küsimus on tellija rahakotis, kuna see on kordi kallim. See on kordi kallim ja nagu sa välja tõid, saab rajada, ütleme, et drenaažisüsteemi saab rajada süsteemi, mis hoiab seda vett seal juba sees nii-öelda. Et lahendusi on väga erinevaid, aga ütleme nii, et hetkel me oleme Eestis selles staadiumis, kus me teeme seda kõige lihtsamat, kõige odavamat lahendust, et teeme lihtsalt nii-öelda roheliseks, aga see ei hoia üldjuhul eriti seda vett seal sees ega midagi sellist, kuna niipea kui me läheme selle vee hoidmise ja selle keerukama süsteemi peale, ta on veelgi kallim. Ja kuna riigi poolt, linnavalitsuste poolt ei ole seda nii-öelda nõuet, siis pigem ei rajata ja hetkel ütleks lihtsa asja, et kui raha ei ole, siis ärge ka tehke, sest siis on probleeme rohkem, lihtsalt see on nagu reaalsus, et siin on neid probleeme on, ütleme nii, et suhteliselt palju just seetõttu, et üritatakse teha liiga odavalt seda, mis tegelikult on kallis. See on see kitsaskoht. Ja ka riiklik meede täna on meil olemas tegelikult säästlike sademelahenduste rajamiseks omavalitsustele ja veeettevõtetele ja seal näiteks rohekatused ei ole siis abikõlbulik. Nii et jällegi üks selline fakt, et miks neid võib-olla siis täiendavalt ka ei rajata, et neid ka ei doteerita, eks ole. Ja fassaadist oli ka juttu, eks ole, et teine lahendus hoonete puhul ongi siis sellised rohefassaadid, mille lahendusi võib olla ka nagu väga erinevaid. Need võivad olla siis hoone seinale otse kinnitatud, eks ole, võivad tekitada nii-öelda ka omaette roheseina sinna fassaadist eraldatuna. Siin on üks näide suvisest Bilbaost, eks ole, mis ei ole küll hoonega otseselt seotud, aga oli siis linna keskkonda rajatud selline rohefassaad. Peab nentima, et nägi päris õudne välja. Et seal ongi just see küsimus, et kui teda korralikult ei hooldata, see taimestik hakkab seal surema ja siis tekib ka küsimus, et mis see reaalne efekt tegelikult tal siis võiks olla. Eks. On olnud ka juhuseid siin paar aastat tagasi Soomes tormi käigus näiteks terve hoone, siis suure korterelamu rohefassaad kukkus kokku. See oli siis, ütleme, fassaadist eraldatud eraldi rohefassaad, ehk siis see taimestiku osa kukkus ainult tänavale. Õnneks keegi alla ei jäänud sinna, eks ole, nii et seal peab jälle arvestama, et kuidas me seda rajame, et on nagu kriitiline siin. Mina oma nooruspõlvest mäletan pigem selliseid lahendusi, eks ole, kus siis vanadele korterelamutele pandi mingisugune väet kasvama ja siis ta täiesti vaba käiguga, eks ole, siis kasvatas need rõdud ja kõik muu kinni. Et võib seda ka nimetada rohefassaadiks, eks ole, et aga võib-olla ta oli selline kontrollimatu või planeerimatu rohefassaad, et tal selle kliimakindluse aspekti võib-olla tollel hetkel ei olnud, aga võib-olla tegelikult need inimesed, kes nende rõdudel aega veetsid, nägid ette, et palaval suvepäeval kindlasti ta jahutas. Ilmselt seal temperatuur tegelikult on madalam kui seal kõrval, et see on nagu selge. Aga küsikski selle küsimuse, et kuidas sina sellisesse fassaadi suhtud, mis on niimoodi nii-öelda ise kasvanud sinna, ütleme siis nii? Ma pigem vaatan nagu selle pilguga, et kui ta on isetekkeline, siis teda pole sinna planeeritud ja ta võib seda hoonefassaadi pigem kahjustada. Et kui seda rohefassaadi rakendada, siis peaks teda ikkagi juba projekteerimise faasis ette nägema, et sinna võiks tekkida. Okei, liigume edasi, siis tegelikult me alati ei pea rääkima rohelistest lahendustest, kui me räägime kliimakindluse tagamisest. Et siin on üks näide, mis on see vana talupojatarkus, mis on ära unustatud, eks ole, et kui me räägime eramajadest näiteks, et siis iga talumaja hoovi peal oli räästa all üks ämber, kus siis koguti sademevett, mida kasutati siis taimede kastmiseks. Et tegelikult need samad lahendused töötavad ka tänasel päeval, lihtsalt mis on see täiendav funktsionaalsus, mis on nende lahendustele juurde nähtud, on see, et me seda sademevett kasutaks ära regulaarselt. Et kui meil see tünn saab täis, eks ole, et ta lihtsalt sealt üle ääre ei voolaks, vaid tegelikult tal oleks siis mingi mõte. Ja siin on kaks näidet, et need joonised on siis näitena toodud kehtivast standardist Eestis, kus on siis ära toodud mõned näited, mida on ka Tallinnas mõne hoone peal, ma arvan ka laiemalt Eestis, mõne hoone peal ka rakendatud. Ehk siis me kinnistul kogume kokku tegelikult sademevett ja kasutame ära teda siis nii-öelda hallveena, kas siis WC-pottide loputusveena, eks ole, ja nii edasi, et või siis täiendavalt me võime teda kasutada ära ka mingisuguseks nii kastmiseks kui ka tänavapinna puhastamiseks näiteks, et ma hiljem räägin siin ühest Viimsi näitest, et nemad siis tahavad seda vett kasutada näiteks ka tänava puhastamiseks, mis on siis selline päris veekulukas ettevõtmine.
Aga siin paremal või vasakul allnurgas on ära toodud siis üks näide, mis meie Austria kolleegid valmis mõtlesid ja ka valmis ehitasid, et võtsid selle sama sadememahuti, aga tegid ta siis nii-öelda targaks, eks ole, et sadememahuti ise saab aru, et kui ma nüüd olen täis, et siis ma pean midagi tegema. Või kas või seda, et kui temperatuur väljas on mingisugusest temperatuurist kõrgem, et siis ma öösiti kasutan seda vett, et siis kasta, ma ei tea, näiteks eramaja ümbruses olevat taimestikku. Mis sellise lahenduse probleem võib olla, on see, et kui neid sadememahuteid kasutatakse 1, 2, võib-olla ka 100 kinnistul, siis nende mõju ülejäänud süsteemi toimimisele ei ole väga suur. Aga austerlased näiteks analüüsid ka seda, et kui me nüüd linnas, ütleme 90% eramajadest siis varustaksid selliste sadememahutitega, koguksime seda vihmavett kogu aeg ja alati mingitel sellistel süsteemidel on ju selline avarii olukord ka, eks ole, et kui meil sajab palju vihma, kõikidel on need tünnid ääreni täis, et midagi peame siis tegema, eks ole. Ja nende üks selline stsenaarium, mida nad analüüsid, oli siis see, et kui on ennustus ütleb, et näiteks üks suur padukas on tulemas, et siis tühjenda kõik tünnid ära, et mul oleks piisavalt ruumi, et seda üleliigset sademevett vastu võtta. Ja kui meil nüüd tünne on siin linnaruumis hästi palju, siis me tegelikult tekitame nende tünnide tühjendamisega omaette üleujutuse näiteks linnas, et see selle Innsbrucki analüüsist tuli välja. Et jällegi, et see tarkus, kinnistu, sisene tarkus tegelikult, eks ole, kui ta ei vaata ülelinnalist nagu skaalat, tekitab meil linnaskaalal mingisuguse probleemi, eks ole, et seda tuleb kindlasti silmas pidama, kui me neid nutikaid lahendusi nii-öelda hakkame rakendama. Siis, mida on veel rakendatud linnakeskkonnas väga palju näinud, eks ole, sellised kasvukastid, siin on see Tallinna Raekoja platsi näide, mis ei ole selles mõttes kõige parem näide, et need kasvukastid on sellised eraldiseisvad ratastel üksused, kus puudub siis kontakt tegelikult pinnasega. Ideaalis nad võiksid olla siis nii-öelda pinnase peale rajatud lahendused, et kus me kogume selle liigse sademevee kokku, me võime seda kasvukasti mingisugusel määral ka uputada, taimestik peab olema siis vastav, et mis saab ka selle uppunud olukorraga hakkama ja sellel lahendusel võib olla ka siis all jällegi treenaaž, et seda liigvett vaikselt siis ära juhtida sealt kasvukastist. Allnurgas on näide Helsingist ühest sademevee mänguväljakult, mida ma ka hiljem näitan teise pildina, kus on siis see kasvukast integreeritud just kui sellise mänguväljaku keskkonda või linnakeskkonda, aga samas ta omab siis sellist üleujutuse leevendusmeedet ka. Viimsi on kurikuulus, mitte kurikuulus, heas mõttes kuulus, oma vett läbilaskvate katendite poolest, nendel on siis ehitatud seal tegelikult üks päris äge katseväljak, kus on kasutatud parkla alal erinevat tüüpi vett läbilaskvat katendit. Siin pildil paremal pool on näha see kuiv nii-öelda tume ala, mis on siis asfalt, poorne asfalt, mis vett läbi laseb. Ja siis vasakul pool tegelikult on seal ka murukiviga parkimislahendused ja kõiki neid alasid nad ka seiravad. Nii et selles mõttes on päris hea nagu andmestikku ka, et kuidas üks või teine lahendus linnakeskkonnas töötab ja ka meie sellises kliimas, eks ole, kus neid külmumis, sulamistsükleid võib talve jooksul olla päris palju. Jällegi nende lahenduste puhul võime alla rajada ka drenaaži, alati ei pea. Viimsi näidetel on drenaaž sinna alla rajatud, et tegelikult siis vesi imbub pinnasesse, kogutakse drenaažitorustikuga kokku ja juhitakse kõrval olevasse kraavi, aga läbi selle imbumisprotsessi siis tegelikult see vee maht nii-öelda jaguneb ära, eks ole, ajas, et ei tule sellist ühte suurt vooluhulka, eks ole, sinna süsteemi peale, nii et see on selle lahenduse siis peamine pluss. Helsingi linnast üks näide nõbadest, mida kasutatakse siis ka linnakeskkonnas. Siin on just nüüd oluline silmas pidada, et kuidas me seome näiteks teed-tänavad ja teede-tänavate sademelahenduse. Et kui väga tihti on seda lahendatud nii, et teed on äärekividega, eks ole, piiratud, me rajame sinna restkaevud, mis siis koguvad sademe kokku, siis antud lahendus on just näitab seda, et me tegelikult teepinnale ühtegi restkaevu rajama ei pea, võime selle vee suunata hoopiski läbi siis sellise läbilõigetega äärekivi
murualale ja murualalt siis ta koguneb sinna ja siis ülevooluga voolab siis ajapikku sademesüsteemi. Samal ajal siis ka soodustades imbumist, eks ole, et kui pinnas ei ole küllastunud olekus, võtab vett vastu, et siis osaliselt saab see vesi ka seal ära imbuda. No, siin on teada ka need mõned Hollandi näited, kus siis tegelikult terve linn on läinud seda teed, et teede peale ei asetse mitte ühtegi restkaevu, vaid kogu vesi suunatakse alati siis tee kõrval oleva rohealale ja sealt siis edasi kaevu. Et see on jälle selline võib-olla linnaplaneerimise mõttes selline strateegiline otsus, et teeme meie nüüd oma lahendused niimoodi, eks ole, et siis ka see annab võimaluse kombineerida neid traditsioonilisi ja siis neid looduspõhiseid sademelahendusi. Paar näidet veel vihmapeenardest, mida võib siis rajada erinevas kontekstis erinevatesse kohtadesse. Siin on mõned näited siis Helsingi linnast, kus terve uus elamurajoon, mis rajati, sellel oli ette antud siis nii-öelda linna poolt sellise kliimakindluse faktor. Et te peate tagama, et sellest uuest elamurajoonist, see oli 10 hektareid suur, ei tuleks siis liigset sademevett allapoole olevatele kinnistutele. Ja seal siis hoonete vahelisele alale rajati siis väga palju selliseid vett suunavaid elemente. No ka siin on näha, et siis selliste betoon elementidega või ka lihtsalt tänavapinda kujundatud lohkudega suunatakse vesi siis alati sinna, kuhu soovitakse. Ja et hoonete vahel on planeeritud mingisugused madalamad rohealad, et kus siis see vesi võiks võimalusel imbuda, aga ka lihtsalt taimestiku poolt siis osaliselt ära tarbida. Ja see üleval nurgas on siis näide Malmöst, et kuidas Malmö reageeris siis oma nii-öelda suurele uputusele, et seal on täitsa maa pinnale rajatud siis ühes terves suures elamukvartalis betoonist äravolurennid. Ja seal on selline klimaatiline tegur ka mängus, et Malmös on üksikud perioodid, kus temperatuur on alla nulli, et seal jäätumisoht on nagu väiksem. Et seal võime sellised suhteliselt madalaid äravolurenne nagu rakendada sademe lahendusena, et Eestis võib-olla ainult sellistele lahendustele loota on natuke palju. Ja siis lihtsalt teine näide, et kui me nüüd läheme külmast kliimast soojasse kliimasse, siis seesama vihmapeenra moodi asi võib näha välja hoopis teistsugune, eks ole. Et Bilbaos, kus näiteks on pigem soe, samas ka väga vihmane, on siis see vihmapeenar rajatud hoopis tagurpidi meie mõistes. Kui meie ütleks, et teeme selle roheala lohku, et vesi saaks sinna kokku voolata, siis sinna on tehtud roheala hoopis mäe peale ehitatud, eks ole, et tegelikult siis vältida, ma ei tea, siis kas aurumist või midagi, et seal on tegelikult juurde pandud ka kastmissüsteem, nii et olenevalt klimaatilisest tingimust lahendused on väga erinevad. Ja paar viimast näidet on siin Imväljaku näited jällegi Kopenhaagenist, et kuidas nemad siis rajasid või tagasid oma seda kliimakindlust. Lihtsalt suurte rohealade reljeef on kujundatud nii, et teatud piirkondades saab vesi akumuleeruda või vesi koguneda. Ja algselt suhteliselt sile roheline plats on siis maastiku arhitektuurselt lihtsalt ümber mängitud ja inimestel on teada, et suurte sadude ajal siis teatud piirkonnad võivad vee alla jääda. Ja midagi laadset on siis tehtud ka Viimsis, eks ole, mida ma näitan ka nendes näidetes hiljem natuke detailsemalt, et me mingi osa linnakeskkonnast võtame siis kasutusele nii-öelda veeparklana heas mõttes ja suuremate sadude ajal me teame, et veepind selles tiigis või märgalal siis natukene suureneb, aga me sellega võtame ära siis koormuse oma siis sademele kollektorit. Nii, need olid need erinevad lahendustüübid, mida me Eestis oleme rakendanud või võiksime rakendada ja nagu ma ütlesin, Eestis on olemas ka päris hea eestikeelne käsiraamat, kus sellist kirjeldavas vormis on meil tegelikult olemas teadmine, et mis tüüpi lahendusi, kus me võiksime kasutada, aga mis meil puudu täna veel on siis tegelikult sellised head projekteerimisjuhised. Et seda me oleme ka nendes erinevates projektides näinud, et selleks, et neid lahendusi päriselt rakendada, me veel ei tea kõiki nüansse, mida me projekteerimisel peame silmas pidama, et need lahendused ka päriselt hakkaks tööle nii, nagu me planeerime. Küsiks siia sellise küsimuse, et just, et me vaatame tihtipeale sinna Põhjamaade poole, aga seal on see
ütleme nii, et mägisus võib-olla oleks see väljend, on teistsugune nii-öelda, need kõrguste vahed on hoopis teised, kas või Helsingiga võrreldes, meie oleme ikka suhteliselt lame võrreldes Helsingiga, et kas me saame nagu neid nendepoolseid variante tõsta üks-ühele ära või on vaja selliseid nii-öelda meiepoolseid kohandusi teha või peaksime vaatama võib-olla, ma ei tea, kuhugi mingi Poola või Saksamaa poole, kus on ka seda laugemat pinda rohkem võib-olla. See on täiesti relevantne küsimus või täiesti õigustatud küsimus, et loomulikult neid üks-üheliselt lahendusi me üle kanda ei saa, aga samas on ka need Kopenhaageni näited, mis on suhteliselt laugmaa peale rajatud, eks ole, mis võib-olla klimaatiliselt ei ole nii sobivad, aga tegelikult suurem faktor on meie jaoks, mina ütleks, see temperatuur. Et selle reljeefiga me saame nagu hakkama, seda me oskame arvesse võtta, aga just, et kuidas see temperatuuritsüklite muutus võib mõjuda näiteks kas või selle lahenduse efektiivsusele. Selles mõttes, et näiteks kevadel, kui meil lumi on võib-olla juba sulanud, sajab meil vihmalaadset, mitte lumelaadset, eks ole, asja taevast alla, aga maapind on külmunud. Et siis meil ei toimu mingit imbumist, eks ole, vesi voolab ka rohepindadelt ära nagu asfaldi pealt, et kuidas rohkem seda nagu planeerimise käigus arvesse võtta, et see on nagu suurem see väljakutse. Okei, ja nüüd ma lähen edasi siis natuke riskide juurde, et kui me neid süsteeme rajame, et mida me siis silmas peame pidama ja kus siis nende olemasolevate süsteemide, mitte ainult Eesti näidete puhul, need peamised riskid siis välja on tulnud. Et selleks, et sinna jõuda, paar nagu näidet, et miks me neid looduspõhiseid lahendusi kasutame. Et me küsisime linnade käest tegelikult, erinevate linnade käest nii Eestis, Lätis, mitte Lätis, Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis. Et miks nad, ja Norras, et miks nad kasutavad looduspõhiseid lahendusi. Ja nagu näha on, et sellised peamised kasud, mida nad soovivad sealt saada, on üleujutusriski vähendamine ja keskkonnakaitse. Aga teisalt nad ütlevad, et sellest nagu ainult keskkonnakaitse selles mõttes, et tavaliselt on seotud siis vee kvaliteediga, et vee kvaliteet paraneks näiteks suublates. Aga ka temperatuur, eks selle soojusriski vähendamine ja siis selline üleüldine rahva heaolu. Et tegelikult ikkagi muudame linnakeskkonda ja läbi selle siis ka soovime rahva heaolu parandada. Ja teises projektis, MASPi projektis viisime läbi sarnase küsitluse ja jõudsime samadele tulemustele. Nii et tegelikult omavalitsused, ka ehitajad, projekteerijad, nad teavad juba, milleks me neid looduspõhiseid lahendusi võiksime rakendada, aga ma jõuan ka selleni, et aga kuidas me seda rahva heaolu ja tervise kasvu või paranemist näiteks mõõdame, eks ole. Et kui me nüüd rajame säästliku sademe lahendusi, kuidas me tegelikult päriselt ütleme, et rahva heaolu sellest kasvas. Aga samas omavalitsusel on see hästi oluline parameeter, mida nagu taga ajada. See kõik on tegelikult kinni selles, et ega me tegelikult ei oska väga hästi hinnata, et kuidas need looduspõhised lahendused toimivad. Et kui me võtame neid torupõhised süsteemid, siis need on nagu monofunktsionaalsed selles võtmes, et meil on projekteerimisstandard olemas ja me teame, me oskame arvuliselt ära öelda, millal ta toimib, millal ta ei toimi. Kui see voolu hulk, mis ta on projekteeritud vastu võtma, on suurem, siis me võime öelda, et toru on vett täis ja ta hakkab uputama. Kui vee tase on kõrgem kui toru läbimõõt või suurem kui toru läbimõõt, siis on vesi restkaevust tänaval. Et me oskame suhteliselt hästi nagu hinnata, et millal see süsteem ei toimi. Aga kui me vaatame nüüd seda looduspõhist lahendust, siis me seal tahame seda multifunktsionaalsust. Et üleujutuse kontekstis me võib-olla veel oskame öelda, et millal ta ei toimi. Aga nagu ma tõin selle näite, et aga rahva tervise mõttes, et kuidas me ütleme, et ta toimib või ei toimi. Siin on üks hea näide, mida ma kuulsin ühel Malmö konverentsil, et kuidas siis hinnata, kas looduspõhine lahendus parandab laste tervist või mitte. Mis te arvate, mis siis tehti? Ehitati siis lasteaeda sellised looduspõhised mängualad. Ühed lapsed mängisid siis seal, kus olid sellised rohkem nii-öelda loodust, eks ole, rajatud, ja teised mängisid oma monofunktsionaalses liivakastis. Ja kuidas hinnata nüüd, et kumma tervis on parem? Vereproove võeti. Et siis võeti mõlemalt lastegrupilt vereproove ja siis läbi selle vaadati, et kas nende siis bakterid kogus ja punast vereliivad, mis iganes parameetrid seal vaadati, eks ole. Et ma arvan, me sinna ei jõua, et kui me nüüd hakkame rohealasid linnaruumi ehitama, et siis vaatame, et tädi Maali ja Leida käivad seal aega veetmas, et lähme võtame veered ka vahepeal, et vaatame, kuidas see toimib. Kas tuli välja mingid erinevad? Jah, tuli välja, et tõesti need, kes mulda sõid ja nende vihmaussidega mängisid, nende tervis oli parem.
aga mida seal ei analüüsitud, oli see pikaajaline mõju. Et tegelikult, et kas see oli seotud ainult sellega, et nad piiratud ajal puutusid kokku rohkem nii-öelda looduslike bakteritega, eks ole, et kas see tegelikult ka näiteks 2 või 3 või 5 aasta perspektiivis nende tervist nagu parandaks, et seda ei uuritud. Nii et jah, see on nagu üks probleem, et kuidas me siis mõõdame, et need looduspõhised lahendused on siis efektiivsed, kulutõhusad, nagu sa ise tõid ka välja, eks ole, need rohekatuste puhul, nad on kallimad täna, on ju, et siis me peame tegelikult oskama ka öelda, et okei, nad on rahaliselt kallimad, aga võib-olla mingid sotsiaalmajanduslikud efektid juurde arvestades, on ju, me saame tegelikult selle suurema kasu. Ja tegelikult ma korra juba mainisin, et Eestis on ka olemas Kliimaministeeriumi rakendatud või Kliimaministeeriumi poolt siis selline meede, et soosida nende kombineeritud sademelahenduste rajamist linnakeskkonda ja jällegi kevadel üks magistrant meil uuris, et mida siis omavalitsused on teinud ja ka vee-ettevõtted selle meetme raames. Ja näha on, et siin on üks pikk nimekiri erinevatest rohelahendustest, mida linnakeskkonnas siis võiks rajada ja mida siis rahastatakse ja tegelikult pooled omavalitsustest rakendavad ikkagi ainult torustikke. Nii et meil puudub mõnes mõttes see julgus ja ka võib-olla teadmine, et siis neid rohelahendusi rohkem rakendada, isegi kui meil on sihitud meede, eks ole, sellise asja rakendamiseks. Ja selle ploki lõpuks ma siis näitan mõningaid riske, millega siis peab arvestama, et kui me neid rohelahendusi linnakeskkonnas rakendame, et hollandlastel on läbi viidud üks päris põhjalik uuring, kus siis võeti ette 11 erinevat linna Hollandis ja nad leidsid sealt 70 erinevat rohelahendust, kus siis midagi oli valesti läinud. Ja selline kokkuvõtlik joonis on siin ära näidatud, et on siis kalded valesti projekteeritud, eks ole, ka hoonega seotud probleeme, katusekallete mõttes, ventilatsiooniavade vale paiknemine, eks ole, nii, et vesi saab tuppa voolata. Aga teisalt, mis siin nagu rohkem võib-olla silma jääb, on just see, et nende rohelahenduste puhul me peame vaatama linna maa peal olevat nii-öelda taristut ja keskkonda. Et siin võib tõesti juhtuda nii, et kui me eeldame, et kuskilt tänava alalt vesi voolab ära rohealale ja seal me teda siis pargime ja seal ta siis imbub ja nii edasi, aga samal ajal me ehitame ette kuskile mõne aia, mis on maast laen või maast, eks ole, algab, et me katkestame ära selle veevoolutee, et me peame neid asju kogu aeg arvesse võtma, et kuna tegemist on maapealsete lahendustega, et siis ka seal Hollandi uuringus tulid need samad asjad välja. Nii et põhimõtteliselt, et kus me eksime, kõige rohkem ikkagi projekteerimise faasis 35 juhtumit, mis siis vigasid nii-öelda tekitasid, olid tingitud sellest, et projekt oli valesti tehtud, see tuli muidugi hiljem välja, eks ole, kui ei näha, et see süsteem ei funktsioneeri. Ehitamise faasis 19 juhtumit ja kasutamise ja hooldamise faasis 16 juhtumit. Mida siin ei vaadatud? Siin ei vaadatud siis seda planeerimise faasi nii-öelda, et kui omavalitsus hakkaks juba, ma ei tea, detailplaneeringu tasemel või siis laiemad üldplaneeringu tasemel, eks ole, vaatama, et missugused need sademelahendused sobivad võiksid olla. Ja meie vaatasime natuke detailsemalt sisse siis kogu selle elutsüklile planeerimisest kuni siis hoolduse ja kasutamiseni ja leidsime ka siis teatud siis sellised seoseid ühe ja teise vahel, et siin, kes tahab väga detailselt lugeda, meil siin mõned kuud tagasi just ilmus üks teadusartikkel, et missugused need erinevad siis rikked nende looduspõhiste lahenduste juures võivad olla ja millest nad tingitud on. Ja sealt siis üldine kokkuvõte võib-olla on see, et kui me planeerime sellist traditsioonilist taristut, siis kõige kriitilisem on sellise projekteerimise faasi viimane etapp, et kuidas me teeme oma põhiprojekti, kuidas me võib-olla teeme ka tööprojekti, eks, et kui detailne see on, kui see on korrektselt tehtud, siis ehitaja oskab ka õigesti, eks ole, selle lahenduse valmis ehitada. Siis nende rohelahenduste puhul me näeme, et tegelikult neid kriitilisi etappe on mitu. Et kõigepealt on planeerimise faas hästi oluline, just seetõttu, nagu ma ütlesin, et vesi hakkab voolama tänavatel, eks ole, siis me peame tegelikult talle need voolusuunad planeerima juba varakult ette. Siis projekteerimise faasis samamoodi, meil on see kriitiline osa, eks ole, et kas me oskame õigesti õigete sisendparameetrite järgi projektdokumentatsiooni luua. Ja seal tuleb see kolmas komponent veel juurde, mis on siis selle käitlemise ja opereerimise faas. Et kuna siis rohelahendused
meie senise teadmise juures nõuavad rohkem hooldust ja see hooldus, kuna nad hakkavad muutuma, näiteks kas või me paneme, istutame põõsastikku, eks ole, kuskile, siis see põõsastik hakkab kasvama, istutame puu, see puu hakkab kasvama, eks ole, ja need süsteemid muutuvad ajas ja läbi sellega tegelikult see hooldusvajadus on nagu pidevalt suur. Nii et me tuvastasime siis erinevad rikked, mis siis võivad tekkida, et ühed on siis sellised süsteemi töökindluse perspektiivist lähtuvad, eks ole, et näiteks me lihtsalt võtame valed projekteerimise eeldused, võtame vale materjali, eks või, see on meie endast nii-öelda sisemisest teadmisest või teadmatusest tingitud rikked. Siis on välised rikked, me ei oska ette näha mingeid ootamatusi, me ei oska ette näha mingisugust ekstreemset kliimailmingut, eks ole, see on võib-olla okei, eks ole. Me ei oska ette näha näiteks, et meie linnakeskkond muutub, näiteks tulevad kuskile uued arendused, me ei arvesta nendega, eks ole, oma süsteemide planeerimisel. Aga ka sellega, et kas ma ei tea, reostus tuleb kuskilt ja siis tapab kõik meie taimed ära, eks ole, et jällegi mingisugune asi, mida me võime läbi arvutada projekteerimise faasis, aga võib-olla alati ei tee. Ja siis on sellised esile kutsutud rikked, mida me lihtsalt siis teeme, see, et me ise käitume valesti nende lahendustega. Üks näide oli vist Austraaliast, et ehitati linnakeskkonda üks selline viibetiigi ala koos siis rekreatsioonialaga, kus olid siis suured puud, mis siis võtaks ka vett, eks ole, sademevett siis omastaks ja nii edasi. Ja inimesed ei saanud aru selle ala funktsionaalsusest. Ja mis nad tegid, nad võtsid saed ja saagisid need puud maha, sest et nende jaoks tekitas ebaturvalise keskkonna. Et nad pidid läbima nüüd mingit pargiala, kus olid väga suur taimestik, kõrgaljastus, mida seal enne ei olnud. Ja nad nägid seda hoopiski ohuna. Ja siis ongi, et kui tekib selline miskommunikatsioon või kommunikatsiooni tööta, eks ole, et tegelikult igal sellel puul on mingisugune funktsioon või väärtus selle ala mõttes, aga inimene ei näe seda säästliku sademe lahendusena, ta näeb seda elukeskkonna mingi osana ja kui ta seda funktsiooni ka ei tea, eks ole, et siis ta tegelikult põhjustab selle süsteemi rikke. Ja siis on ka siis organisatsioonist lähtuvad nii-öelda rikked või töökindlusega seotud probleemid, ja siin tegelikult tulevad need välja just see, et kui hästi või halvasti me oskame planeerida ja projekteerida oma süsteeme, kui hästi me oskame tegelikult näha neid keerukusi. Siin nende rohelahenduste puhul ongi see, me oleme paar korda rääkinud sellest juba täna, eks ole, et kui me tahame korraga ära lahendada sademe üleujutust ja rahva heaolu, et kas me tegelikult oskame neid kokku panna, et me päriselt teame, kui keeruline see on ja mida me peame seal silmas pidama. Ja siis kolmas punkt on juba siin kõige huvitav teadlastele, et need arukad rikked, et kui me päriselt proovime ja failime, proovime ja me ebaõnnestume, kas meil on selliseid rikkeid, mida me oleme raporteerinud, et me tegelikult oskaks nendest õppida, et kui sina tegid, sulle ei õnnestunud, siis mina enam seda sama viga ei tee. Ja ma tulen selle aruka rikke juurde kohe tagasi ka. Ja mis me siis nägime? Tegelikult me nägime seda, et planeerimise faasist põhjustatud vead on tihti see, et ongi see multifunktsionaalsuse küsimus, mida ma paar korda olen juba maininud, eks ole, et me tegelikult ei tea, kuidas tagada need multifunktsionaalsed ilminguid siis. Ja meil on vähe rakendusi, kus me tegelikult oleme hinnanud, kas päriselt ka, kui ma rajan neid sademe viibetiike siia ja sinna, mul on nüüd rohkem, ma ei tea, liblikaid või linde, eks ole, linnaruumis, et meil puudub see teadmine. Siis ühenduvus, kuidas rohealad on omavahel seotud, siin võib-olla see Viimsi halvem näide, millega nad läksid oma üldplaneeringu kallale ka, eks ole, et kogu mereala oli täis ehitatud ja põdrad sattusid linnaruumi, eks ole, sest ei olnud ühtegi rohekoridori jäänud, eks ole, nüüd samamoodi, et kuidas ma tegelikult, ma peaks seda vaatama sinna ette sademe käitlemise mõttes täpselt samamoodi, eks ole, et kus tegelikult see vesi võiks voolata. Ja vähene integreeritus olemuse halli taristuga, mis tähendab seda, et me rajame neid rohelahendusi ainult nendesse teatud kohtadesse ja nad funktsioneerivad ainult seal kohas. Nad tegelikult peaks olema integreeritud kogu süsteemi. Mis tuleb välja, võib-olla Eestis seda veel nii palju ei ole, on selline sotsiaalne võrdsus. Näiteks selline gentrifikatsioon on täitsa eraldi mõistena välja toodud. See tähendab seda, et kui me muudame mingisuguse olemasoleva linnakeskkonna atraktiivsemaks, näiteks muudame olemasolevad, ma ei tea, mingid parkimisalad rohelisemaks, siis see tõstab selle piirkonna siis elamute või ka korterite väärtust. Võib juhtuda, et need inimesed, kes elavad seal täna, ei suuda enam seda endale lubada. See on peamiselt seotud küll rohkem sellise Lääne-Euroopa olukorra, kus me räägime üürimisest, eks ole, et seal palju üüritakse või renditakse pindasid, et siis rendihinnad lähevad seetõttu üles, et me teeme nagu linnaruumi atraktiivsemaks. Ja see juhiste puudus, vastutuse puudus, see käis igalt poolt läbi.
pildi peal on üks hea näide, sama Hollandi näide, kus siis rajatud üks suur viibetiik, mille mõte oli siis see, et suurte sadude ajal veetase võib seal muutuda siis kuni pool meetrit. Ja sinna viibetiik, ta oli atraktiivne piirkond, sinna siis planeeriti uus elamurajoon. Ja arhitektid kavandasid sinna siis hoonestuse, mille esimene korrus algas siis, oli samal tasemel selle tiigi normaalse veetasapinnaga. Mis lõpuks tähendas seda, et see maht, eks ole, see pool meetrit mahtu, mis oli sinna planeeritud, sellest poolest meetrist ja alles 5 sentimeetrit mahtu, eks ole, mida nad said tõsta, kui nad oleks muidu tõstnud seal vett, nad oleks uputanud need hoonestus ära. Et lihtsalt selline kommunikatsioon, planeerimine, eks ole, linna üleselt, mitte ainult ühe siis arenduse raames. Projekteerimisest põhjustatud vead. Väga palju seda, et meil standardid, koosloommeraamistikud, tegelikult tänavajuhised veel, head juhised puuduvad. Meil ei ole ka väga palju teadmisi ja kogemusi, et kuidas antud lahendusi projekteerida ja meil ei ole seda linki veel täna väga hästi, millised on siis need süsteemi haldajad ja millised on need süsteemide ehitajad ja ütleme, et kes on siis see ehitaja, kes on see kasutaja lõpuks ja kuidas need omavahel kokku viia, et päriselt siis need hooldusvõtted oleks kõik hiljem rakendatud. Need näited, mida ma täna toon või need põhjused, mida ma välja toon, need ei ole Eesti põhised, need on ülemaailmsed, aga keskenduvad siis Põhjala piirkonnale. Ja siis erinevad tehnilised puudused, mis siis projekteerimise faasis võivad olla tingitud, meil süsteemid ummistuvad, me täpselt ei tea, kuidas vesi voolab, me ei ole mahtusid õigesti planeerinud, valed materjale kasutanud ja nii edasi, et need on asjad, mida me saame kindlasti vältida. Ja siis käitlemise hoolduse faasist põhimõtteliselt jällegi erinevad tehnilised puudused, me ei hoolda piisavalt süsteeme, siis nad ei toimi korrektselt, aga ka siis sellised protsessist tingitud puudused, et meil on ebapiisavad ehituse omaniku järelevalved, millised ehituse faasis ei vaata täpselt, et need lahendused oleks nii tehtud, nagu nad peaksid olema tehtud. Ja ka siis, mis välja tuli, oli see, et kui me nüüd planeerimise faasis või projekteerimise faasis teeme mõne vea, siis võt selle käitlemise faasis ta siis meil mitmekordistuvalt tuleb välja, eks. Nii et mida varasemalt me saame nendele vigadele nagu jälile, seda väiksema mõjuga nad on, aga see on võib-olla selline üldine tendents ehituses ka. Ja viimased paar slaidi, enne kui ühe pausi planeerime, võtab siis kokku selle, et kuidas siis vaadata neid erinevaid veatüüpe. Et me vaatasime neid erinevaid veatüüpe siis läbi 3 sellise märksõna, läbi nende tõsiduse, läbi nende omavaheliste sõltuvuse ja läbi nende ennetavuse. Ja siin on siis näha, et tegelikult kui me vaatame tõsidust, siis kui me teeme vigasid planeerimise faasis, siis tüüpiliselt nende mõju on see, et meie välja ehitatud süsteemid toimivad, aga nad ei toimi nad ei toimi maksimaalse efektiivsusega. Vastupidiselt siis, kui me planeerimise või projekteerimise või ehitamise faasis teeme vea, siis võib juhtuda nii, et need süsteemid ei toimi üldse. Et me teeme mingi kriitilise vea, eks ole, ja see funktsionaalsus on nagu täielikult takistatud. Kui me vaatame sõltuvusvigasid, siis siin ei ole sellist ühest trendi, välja arvatud siis hoolduse faasis või käitlemise ja hoolduse faasis, kus need valged mummud selgelt eristuvad. Et siin on näha, et tegelikult need vead, mis me ise tegime, induced failures olid siis need vead, mis on põhjustatud meie mitte tegemisest. Ütleme, et kui mul on hooldusplaan ees, aga ma seda hooldusplaani ei täida, siis ma ise tekitan selle vea, eks ole. Et need vead siis on enamjaolt siis käitlemise ja hoolduse faasis, aga ülejäänud mõttes vaadata, et projekteerimises natukene on nagu rohkem neid vigu, mis on tingitud sellest, et ma täpselt ei tea, missugustel alustel ma peaksin ühte või teist asja projekteerima. Näiteks, et missugusele vihmale ma peaksin siis selle vihmapeenra projekteerima, et ta päriselt tööle hakkaks. Ja viimane siis kokkuvõtlev slaid on siis selle ennetavuse kohta ja siin on tõesti näha seda, et kõikides faasides tegelikult vead on ennetavad. Ja mustad täpid domineerivad kõikides faasides ehk tegelikult kui nüüd järgida kõiki juhiseid soovitusi, võtta nii-öelda targad pead kokku, siis on võimalik neid vigu ennetada, mis on ka võib-olla natuke ilmne. Et selle osa kokkuvõtteks, mis siis öelda? Ajastus on oluline, selleks, et need süsteemid toimiks, me peame siis planeerimisega tegelikult juba planeerimisfaasis
juba tegelikult olema väga täpsed, mida me soovime. Ja see tähendab seda, et kui tegelikult projekteerija, ehitaja hilisemas faasis, aga ütleme, projekteerija peaks olema juba seal planeerimise faasis kaasas. Et kui linn hakkab tegema suuri plaane, siis tegelikult ta peaks vaatama, et kas päriselt nende klotsikeste jaoks on olemas tehnilised lahendused või mitte. Muidu me teeme ühe suure plaani, aga reaalselt neid ei ole võimalik tehniliselt ära lahendada. Mida me oleme väga palju näinud, on see valgalapõhine lähenemine. Ehk siis, kui me rääkisime täna koolituse esimestel minutitel nii kinnistutest kui siis ütleme linnalisest vaatest, siis tegelikult peame ikkagi vaatama seda, et kui me need rohekoridoride planeerimise peame vaatama, kus me vee kokku kogume ja kuhu ta lõpuks välja voolab, et kogu seda teekonda. Ja see on ka viis, kuidas tegelikult täna ütleme, Malmös, Kopenhaagenis, Aarhusis, majaka linnades meil tegelikult sademed planeeritakse, või sademekäitus planeeritakse. Siin nüüd see punkt, mida ma enne ütlesin, ma tulen selle juurde tagasi, et meil on see innovatsiooni rakendamisega natukene raskusi, kuna me ei tolereeri väga neid arukaid vigu, ehk siis kui keegi ebaõnnestub, siis me karistame teda päris karmilt ja olgu näiteks üks ehitaja eksib millegi vastu, tal on leppetrahvid, eks ole, loomulikult millega peab arvestama ja nii edasi. Aga ütleme, võib-olla sellised teadusprojektides me võiksime natukene rohkem soosida seda, et me katsetame ühte, teist või kolmandat ja me saame ka aru, et kui me mõnes asjas ebaõnnestume, et siis see on ka õppimiskoht, eks ole. Et me ei suutnud mitte ühtegi arukat viga oma analüüsist tuvastada. Ehk siis ei ole nagu ühtegi sellist arukat viga välja toodud, et mida me võiksime näitena välja tuua, et vaata siin taheti seda, tulemus oli selline, õppekõver oli või õppimiskoht oli see, eks ole, et sellist head seost nagu analüüsi pole. Ja loomulikult selline andmepõhine otsustamine, et kui me hakkame rakendama neid rohelahendusi rohkem, siis tõenäoliselt me peame neid ka natuke rohkem seirama, et aru saada, kuidas nad toimivad ja kas nad toimivad ja läbi selle siis vaatama, et mis on need õiged lahendused õigesse kohta. Paneks siia punkti, teeks väikse pausi ja siis läheks juba reaalsete rakenduste juurde, mida me siis Eestis oleme kasutanud. Kas meil on chatis küsimusi? Chatis praegu küsimusi ei ole, aga küsige kindlasti ja võib-olla tuleb siin ka pausi ajal mõni hea küsimus või mõte, mida tahaks küsida, siis kindlasti tehke seda, sest praegu on hea võimalus. Aga teeme siis 15 minutit. Teeme 15 minutit pausi, panen teile ka kella siia jooksma ekraanile, nii et kõik näevad siis, millal me tagasi tuleme. Nii, aga siis jätkame koolitusega ja väike meeletuletus ka, et olge siis tähelepanelikud, kes on punktide kogumisest huvitatud siin järgmise ploki jooksul, jah? Jah, tuleb ära täita siis küsimustik nagu ikka, et teie emaili nimi. Nii, aga lähme siis praktiliste näidete juurde, et nagu öeldud, et need rohelahendused tegelikult ei ole alati sellised, nii nagu me need ette kujutame, et istutame mõne puu või teeme mõne pargiala natukene funktsionaalsemaks, et suuname sinna rohkem sademevett. Et juba täna me tegelikult jagame neid, või mitte ainult meie, vaid ütleme, rahvusvahelises kirjanduses on neid jagatud sellisteks erineva tehnilise tasemega lahendusteks. Et kui me räägime sellisest tavalisest rohealast, siis me ütleme, et nad on sellised väga madala tehnoloogilise valmidusega alad, siis nende funktsionaalsus on ka madalam, eks ole, et nad võivad ainult vett käidelda mingisuguses koguses. Kui me tahame seda suurendada, siis me peame neid juba tegelikult inseneritehniliselt ümber projekteerima. Ja kolmas lahendus, kõrgtehnoloogilised lahendused on siis tavaliselt see, et me kombineerime need rohelahendused mingite andurite, juhtimiselementidega ja nii edasi. Ja siis juba alati filosoofiliselt ka küsida, et kas tegemist on enam rohelahendustega. Et me pigem räägime nagu sellist kombineeritud lahendustest. Ja need järgmised näited, mida ma teile toon, et tegelikult nad siis kõik omavad siis neid erinevaid elemente erinevast ka tehnoloogilisest valmidusastest, et on selliseid väga madala tehnoloogilise tasemega ja väga kõrge tehnoloogilise tasemega variante. Nii et täna siis 8 näidet, 2 Viimsist, 2 Rakverest, 2 Haapsalust ja siis 1 Võrust ja 1 Tallinnast. Et nagu öeldud, osad nendest on juba valminud, osad on juba funktsionaalsed, ütleme siin 3-4 aastat vähemalt, ja mõned on siis valmimisel, et seetõttu need näited on ka erineva detailsusega teile esile toodud. Aga alustame siis Viimsi sademevee viibetiigist, et selle
viibetiigi mõte või miks seda rajada, on siis tegelikult see, et Viimsi on korrastamas oma Haabneeme piirkonna osa, sest et Randpere teest on siis loodamas selline rohekoridor, nendel on väga äge ja ambitsioonikas selline arhitektuuriline lahendus sinna loodud ja seetõttu nad vaatavad ka, et need erinevaid kliimakindluse komponente, mida nad võiksid siis sinna rohekoridori juurde tuua. Ja ühed lahendused, tegelikult 2 lahendust on mõlemad selle sama nii-öelda rohekoridori peal, tegelevad siis sademevee käitlemisega. Ja selle esimese lahenduse eesmärk on siis tegelikult vähendada olemasolevas sademekollektoris koormust, ehk siis eelkõige seda tipuvoolu hulka, et kui suur salv tuleb, vesi voolab linnaruumist ruttu kokku, et ta siis ei tekitaks üleujutust selles kollektoris. Aga samal ajal ka siis tõsta seda avaliku ruumi atraktiivsust ja funktsionaalsust ehk tegeleda selle mitmikkasu elemendiga ka, eks ole, nii nagu me enne rääkisime. Ja kolmanda komponendina on ka siis see hariv osa, et kes veel mäletab paari aasta tagust põuaperioodi, siis Viimsi piltlikult öeldes kaevud olid kuival, eks, et inimestel paluti siis vähendada joogivee tarbimist põuaperioodil just seetõttu, et seda hakati liiga palju kasutama kastmiseks. Lõpuks lahendus oli see, et siis vallaametnikud käisid ukselt uksele ja ütlesid inimestele, et palun pane see basseini voolik nüüd paariks päevaks kinni ja siis sellega nad said tegelikult selle tipu tarbimisega maha. Aga siis selles sademe viibetiigis nad tahavad just näitlikustada vallaelanikele ka lahendust, et mida siis ka iga koduomanik võiks kasutada, et kuidas sademevett siis tegelikult säästlikult ja mõistlikult taaskasutada võiks. See ala ise asub siis, mis on siis juba rajatud, asub siis sellisel vanal pargialal, mis oli, ei olnudki funktsiooniga. Põhimõtteliselt ta oli selline puitunud pargiala, see piirkond, mis mul seal punasega ringitatud on, oli pidevalt liigniiske, ehk põhimõtteliselt selline vettis ja tulemus oli see, et suur osa nendest puudest, mis seal oli juba päris suureks kasvanud, oli väga halvas seisukorras, et suur osa nendest puudest pidi maha võtma selle lahenduse rajamisel ja mitte ainult seetõttu, et nad ette jäid, vaid ka seetõttu, et nad siis ei olnud enam elujõulised. Ja ma lähen siis nagu sammude kaupa, et kuidas selle lahenduseni jõuti ja peaaegu kõikide näidete juures ma kasutan siis sama loogikat. Et kuna tegemist oli siis koostööprojektiga Life Latest Adapt, rahvusvahelise koostööprojektiga, siis meil kui Tallinna Tehnikaülikoolil oli siin roll aidata siis sellise innovaatilise kombineeritud sademelahenduse väljatöötamisega Viimsi valda ja meie siis tegelikult projekti käigus lõime ka sellise eskiislahenduse. Et mida see eskiislahendus ette nägi, oli siis see, et kui tänases olukorras siis see vesi voolab selle väiksema sinise noole suunas, eks ole, mööda kollektorit, siis tekitada olukord, kus suurem osa sellest veest juhitakse tegelikult sinna loodavale rohealale. Sinna on loodud siis viibetiik ja selle viibetiigi järgi siis tegelikult mahutid. Ja mahutid täidetakse siis üleliigse sademeveega ja neid mahutites olevat vett kasutab Viimsi vald siis nii oma haljastuse kastmiseks kui ka siis oma sõiduteede puhastamiseks. Nii et on loodud ka juurdepääsuteed, loodud ka pumplad, et siis mahutitest vett kätte saada. Ja täiendava funktsioonina tegelikult on planeeritud sinna ka avalik tualett, mis siis loputusveena kasutaks tegelikult seda sama sademevett. Et selle projekti raames praegu seda avalikku tualetti valmis ei ehitata, aga siis vahendid selleks on, mitte vahendid, vaid siis ettevalmistustööd on tehtud, et kõik toruotsad on siis maa alla ära toodud. Eskiislahendus läks siis projekteerija lauale koos tehniliste tingimustega ja välja tuli siis selline lahendus, kus põhimõtteline lahendus jäi samaks. Viibetiigi asukoht mõnevõrra muutus, viibetiigist ikkagi vesi siis suunati pärast siis sette süvist mahutitesse, et siis hoida ära seda, et liigne siis liiv ja muu siis sinna mahutitesse läheks. Seal ees on tegelikult ka 2 filtrit ning üleliigne vesi, kui nüüd vett on liiga palju, voolab siis ringiga tagasi tegelikult sademekollektorisse, nii et see on tehtud selline ringistatud süsteem. Ja välja näeb see lahendus selline, nagu ta siin pildi peal on. Eelmine nädal olid seal veel aiad ümber, aga ütleme, paari nädala jooksul ma arvan kasutusload ja kõik
on käes ja siis saavad inimesed sinna ligi ka. Mis selle ütleme, tavalise viibetiigi lahenduse natukene nutikamaks muudab, on see, et selles regulaatorkaevus, kus siis see vesi suunatakse sinna viibetiigi alale, on tegelikult planeeritud selline tark siiber ja see mõõdab ära siis veetasemeid nii seal viibetiigis kui ka kollektoris ja vastavalt sellele otsustab siis ise, et kuhu poole seda vett suunata. Et tavaolukorras, kus viibetiigis sul on ruumi, suunatakse alati vesi siis viibetiigi poole, aga kui on tõesti selline olukord, et seal on ka kriitiline veetase saavutatud, siis ei ole midagi teha, et avatakse ka kollektori pool ja suunatakse vesi ka siis täiendavalt kollektorisse. Nii et siin on ka selline rohelahendus kombineeritud targa või nutika lahendusega, et siis tegelikult tagada selle süsteemi funktsionaalsus. Teine natukene eemal asuv lahendus Viim siis on siis Eesti esimene sademeveel töötav purskkaevuväljak. Et siin on siis samamoodi hariduslik selline komponent lisaks sademekäitlusele sisse toodud, ehk jälle nende rohelahendustel, nagu öeldud, soovitakse seda multifunktsionaalsust, et siin ka siis vaadatakse, et mida saaks siis täiendavalt teha, et siis inimeste heaolu näiteks selles piirkonnas parandada. Mis see probleem siin oli? Probleem on see, et kui nüüd olemasolevas kraabis, mis osaliselt on truupi pandud, suurenevad veekogused, siis allavoolu siin joonisel või pildil ära markeeritud selle sinise värviga tekib üleujutus. Vesi ei pääse enam olemasse kollektorisse ja lähedal olevate hoonete siis alumiste, maa-alustel korrustel paiknevad parkimiskohad ja panipaigad siis uppusid. Ja selleks, et leevendada seda olukorda, ehk siis mitte suunata liiga palju vett korraga allavoolu, oli siis plaan rajada ülesvoolu sinna punase ringiga märgitud alale selline purskkaevuväljak, mis siis kasutaks seda sademevett ära. Täna, tegelikult juba eile, nägi see plats välja selline, ehk siis mingis osas oli ta kraavitatud, siis truupi suunatud ja siis jälle kraavitatud. Ja siin siis anti, ütleme, projekteerijatele, arhitektidele väga varases faasis selline vaba käsi ette või ütleme valge paberileht ette, et tehke ja planeerige ja mõelge, et mis seal siis olla võiks. Ja tegelikult see eskiislahendus oli päris ühelt poolt huvitav, teiselt poolt ka päris kompleksne, et ta nägi ette siis nii sellist tegevustele suunatud piirkondasid, kus siis olid erinevad mänguväljakud, ronimisalad, siis olid sinna planeeritud erinevad veesüsteemid ja veeelemendid, muuhulgas siis purskkaevuväljak, mis siis seda olemasolevat sademevett või kokkukogutavat sademevett ära kasutaks, kui ka mägiojad, mis siis samamoodi selle sademevee peal töötaksid, ja siis ka teedeplatside ehk siis liikuvuse probleemid, et kuidas siis inimesed tegelikult sellest kolmnurkse kujulisest rohealast päriselt hakkaksid läbi liikuma nii, et ei tekiks täiendavaid mingisuguseid või täiendavaid muru pealt üle minevaid käigukoridore. Mis selle lahenduse probleem oli see, et lõpuks ta nägi välja midagi sellist, kui need kõik elemendid kokku panna, oli see, et loomulikult ta maksumus läks väga kõrgeks ühelt poolt ja teiselt poolt, millega me siis kokku puutusime, oli küsimus, et kui puhas peab olema purskkaevuvesi. Et kui täna kasutatakse purskkaevudes eelkõige joogivett, mis vastab siis mingitele nõuetele, siis antud süsteemi puhul oli siis eesmärk kasutada purskkaevudes sademevett. Ja siis oli päris pikk vaidlus nii projekteerijate kui purskkaevude kavandajatega, et kas meil on üldse mingisugused kriteeriumid või nõuded purskkaevuveele. Tuleb välja, et Eestis neid ei ole, aga siis tekkis see küsimus, et purskkaevud mängivad lapsed, aga kui nad nüüd joovad seda vett, eks ole. Loomulikult see on küsimus, aga lõpuks Viimsi vald võttis selle heas mõttes riski, et ta ikkagi meeletult suurt puhastit sinna purskkaevuväljaku ette ei planeerinud, muidu vahepeal oli projekteeritud ka siis sinna sademevee ja sademetiigi ja purskkaevude vahele üks päris kange puhasti, kloreerimissüsteemiga ja nii edasi, et tegelikult antud lahendusest saab ka siis selline hea teavituslahendus, et purskkaev võib töötada ka loodusliku veega,
palun ära joo seda vett, eks ole, et see ei pruugi olla puhas, et noh, sa ei lähe tõenäoliselt sinna kõrvale kraavi seda vett jooma, et noh, et siis sa ei pea ka sealt purskkaevust välja paiskavat vett jooma, nii et on ta ka selline haridusliku komponendiga. Ka siin ei ole see lahendus passiivne, et ei ole lihtsalt tehtud viibetiiki, kus on siis see vesi kokku kogutud, vaid selle viibetiigi väljavoolu ette on siis ehitatud selline betoonist ülevool. See ülevool on tehtud hambaga, ehk siis seda on projekteeritud erinevatele veekogustele. Väiksemate vihmade puhul siis rakendub keskmine ülevool ja suuremate vihmade puhul siis voolab vesi juba kogu ülevoolust üle. Aga et tagada seda, et vett meil selle purskkaevu jaoks oleks piisavalt palju ka põuaperioodil ja et meil see tiik ei hakkaks liigselt üle ujutama, on tegelikult sinna ülevoolu alla planeeritud ka, mitte ainult planeeritud, vaid rajatud ka siis jällegi selline tark süsteem, mis siis vee tasemete järgi otsustab, et millal siis täiendavat vett välja lasta sealt viibetiigist või siis seda vett sinna jätta, et me ei tekitaks siis liigseid üleujutusi ühes või teises piirkonnas. Ja täna on see plats praktiliselt valmis ehitatud. Kevadel toimub ka siis taimede istutamine, et täna see väljavoolu osa ja nii sissevoolu kui väljavoolu osa näeb välja selline ja eelmine nädal pandi siin ühe delegatsiooni auks ka purskkaevud tööle, nii et tõesti süsteem toimib. Kevadel lisanduvad sinna ka siis need muud funktsionaalsused mänguväljakute näol. Täna on seal juba üks näiteks sademe veel siis toimiv mänguelement ka sinna lastele juba loodud. Nii et Viimsi mõlemad näited on siis ühelt poolt nii-öelda need targemad või ütleme kõrgema tehnoloogilise tasemega looduspõhised sademelahendused ja teiselt poolt neil on mõlemal ka siis selline hariduslik komponent juures, et inimeste teadlikkust tõsta. Ja ka siin on tegelikult siis see osa juures, et kui purskkaev ei tööta, siis põhimõtteliselt ära oma muru kasta. Et sademevett ei ole piisavalt palju, siis purskkaev ei tööta ja see tähendab seda, et ka viimsilane võiks siis jätta oma siis selle basseini täitmata või hoovi tollel päeval kastmata. Mul oleks siia üks küsimus, et kui selline asi on rajatud, kas tegelikult sealse piirkonna inimesed siis teavad, mis see on, või näiteks nagu ütles praegu, et purskkaev ei tööta, ma sõidan sealt mööda, vaatan, aha, okei. Katki. Jah, et kas on katki, jälle raipad ära lõhkud või siis ei tööta, järelikult ma ei kasta oma muru, et kas selline teavitus või kuidas sellega on? Mul on selles mõttes hea vastata, et minu lähikondlased elavad Viimsis ja seal samas piirkonnas ja mina olen neile selgitanud, mis on nende asjade funktsionaalsus ja nemad ei tea seda. Nii et ütleme, keskmine viimsilane täna ei tea, mis on nende süsteemide funktsionaalsus. Aga see on nüüd kindlasti asi, mille vald on ka teadlik sellest, eks ole, et see teavitustöö seisab ees. Tegelikult neil on mingi mõte, eks ole, nendel lahendustel, et inimesi siis harida. Okei, liigume siis Viimsist Rakverre. Rakverre esimene näide on siis võib-olla üks esimesi tarku sademe lahendusi, kus me kombineerisime jällegi sellised looduspõhised lahendused tarkade sademe lahendustega, et vältida siis või vähendada üleujutusriski linna tiheasustusega piirkonnas. Ja mis selle näite probleemiks on siis väljakutseks on siis see, et Rakvere linna läbib soolikoja. Nagu paljudes linnades, siis, mida varasemalt on mõned veekogud, vooluveekogud läbinud, on need vooluveekogud pannud torusse. Ja seal siis see tähendab seda, et suures kollektoris on pidevalt mingi vesi voolamas ja kui nüüd suur sadu tuleb, siis tegelikult selles kollektoris ei ole piisavalt palju mahtu, et nüüd see sajuvesi ka vastu võtta. Ja see siis tekitab üleujutusi eelkõige siis kesklinna piirkonnas või tekitas, peab ütlema. Me vaatasime seda kogu süsteemile otsa, leidsime, et tegelikult siin on nagu puhverdamismahtu olemas juba täna looduslike veekogude näol. On olemas siis selline süstatiik, kus kohast siis see vesi sinna kollektorisse suunatakse. Ja lahenduseks oli siis see, et ümber ehitada siis see tänane sissevool sealt süstatiigist maa-alusesse kollektorisse. Täna on ta lihtsalt, eile oli ta lahendatud lihtsalt ülevooluga, et vesi voolas konstantselt sinna sisse, vooluhulk siis varieerus vastavalt sellele, kui palju seda looduslikku vett peale tuli, aga seda ei olnud võimalik mitte kuidagi kontrollida.
me ehitasime siis kogu selle süsteemi mudeli, matemaatilise mudeli, vaatasime, et kus kohas siis need riskipiirkonnad on ja missugustes punktides me peaksime kollektoris tegelikult mõõtma selleks, et teada saada, et millal meil kriitiline olukord hakkab tekkima, et meil kesklinn hakkab uputama. Ja see nii-öelda tark lahendus kombineerituna selle rohelahendusega on selles mõttes suhteliselt lihtne, et me tegelikult seirame seal kollektori peal ainult ühte punkti, vaatame, kui palju seal veetase kõigub ja nüüd me teame, et kui see veetase läheb seal mingist kriitilisest punktist üle, siis meil kesklinnas on uputusoht ja siis süstatiik pannakse kinni põhimõtteliselt, eks ole, et me hakkame koguma vett siis sinna looduslikku veekogusse. Ja selleks rajati siis sellele olemasolevale ülevoolule väike aste juurde ja astme sisse siis planeeriti selline liikuv vari ja tavaolukorras on see varis avatud ja vesi voolab sealt nii, nagu ta ikka voolab, aga kui siis on näha, et kollektor hakkab vett täis saama nii-öelda ja kesklinnas peab uputus hakata tekkima, siis see vari sulgub ja siis on mahtu umbes 30 sentimeetrit seal veepinnal tõusta, nii et see on mitu tuhat kanti, mis sinna ära mahutatakse. Ja kui see muidugi tiik ka täis saab, siis rakendub juba tavaline ülevool, eks ole, et voolab siis vesi uuesti sinna kollektorisse üle siis rajatud ülevool. Mis selle lahenduse nagu pluss on see, et jällegi linnaruum ka korrastus, eks olemasolev selline amortiseerunud lahendus seal süstatiigi peal sai ka sama aegselt korda tehtud, nii et täna ta on ka selline pigem nagu atraktiivne ja mõnus piirkond, kus olla, eks ole, koos LED-valgustatud sillaga ja nii edasi, eks, et see on alati see multifunktsionaalne ja see täiendav kasu, eks ole, mida need rohelahendused võiks siis anda. Pärast seda, kui see süsteem on rakendunud, siin aastat, ma ei tea, 4 tagasi, ei ole Rakvere kesklinnas, vähemalt selles piirkonnas, kus varasemalt üleujutusi oli neid sellises mahus olnud, nii et on täiesti toimiv süsteem. Teine Rakvere näide on siis selline, et kus me mõnikord peame mõtlema, et millal me loodust hakkame looduspõhiste lahendusega ümber kujundama. Et see on ka mõnikord selline trikk, et meil täna juba on mingisugused looduslikud lahendused olemas, veevoolud on sellised juba välja kujunenud ja nüüd me hakkame midagi seal nagu veel tegema, eks ole, mõtleme, et me teeme selle paremini, kui nagu loodus on selle tegelikult justkui ära kujundanud. See on siis, kui keegi teab, kus on Rakvere teater, siis Rakvere teatri taga on rahvaaia tiigid ja siis selline piirkond, kus on vana viinavabrik ja selle vana viinavabriku alale siis omanik planeerib arendust. Ja selle tõttu siis muutub selle viinavabriku ala funktsionaalsus ja ka pinnakattete tüüp, mis täna on suhteliselt selline roheline paari amortiseerunud hoonega, sinna siis luuakse uued korterelamud koos ka siis parkimiskohtadega. Ja loomulikult see muudab ka siis vee voolamise dünaamikat sellel alal. Ja siin vaadatakse lahendust nagu komplekssemalt, ühelt poolt on siis eesmärk vähendada, eks ole, nii seal arendusalas kui ka siis arendusalaga piirnevates alades üleujutusriski. Teiselt puhult on siin ka suur selline vee kvaliteedi probleem, et sealt rahvaaia tiikidest, kuna Rakvere asub nitraaditundlikul alal, siis seal on lämmastiku kontsentratsioonid päris suured, mis lämmastik teeb, paneb vee vohama, eks kasvama nii-öelda. Ja siis seetõttu püütakse leida käis lahendusi, et kuidas vähendada neid koormusi siis seal piirkonnas. Ja täna, nagu ma ütlesin, et siin on natukene seda ohtu, et kas me hakkame looduslike lahendustega siis muutma, et täna on tegelikult seal päris selline looduspõhine kraavide süsteem, kus vesi voolab, välja arvatud selle viinavabriku piirkonnas, mis siis läheb ümberkujundamisele ja seetõttu ongi siis planeeritud sinna selline mitmiklahendus. Ühelt poolt korrastatakse siis olemasolevad tiigid ja kraavid, aga teiselt poolt siis luuakse sellised veepuhastuskomponendid ka, kasutatakse näiteks puiduhakke, selliseid konteinereid, millest siis vesi läbi suunatakse, et siis tõsta selle või parandada selle vee kvaliteeti. Ja siin jälle on paar näidet lihtsalt eskiislahendusest, kuna seda lahendust ei ole täna veel valmis ehitatud, siis mul ei ole head piltidele näidata, et kuidas ta välja hakkab nägema, aga kuidas siis eskiislahendusest saab siis projektlahendus ja kuidas ta siis tulevikus hakkab välja nägema, eks me seda näeme siis tõenäoliselt järgmise aasta sügisel.
ma küsiks selle Rakvere rahvaaia tiikide kohta, et ma olen seal päris mitmeid kordi käinud ja need näevad ka praegu täiesti korras välja ja seal on need nii-öelda, nad ei ole isegi kraavid, vaid sellised kividega rajatud veevoolu kohad, et siis see nagu kaevatakse uuesti üles, tehakse siis täiesti ümber või kasutatakse olemasolevat. Rahvaiatiikidega juhtuski nii, et algul oli tegelikult planeeritud üldse lahendus rahvaiatiikidesse, mis rahvaiatiikide puhul on see probleemiks. Vesi on nii-öelda surnud seal, ta ei liigu, ta ei voola, et ta on nendes tiikides ja siis ta hakkab lihtsalt kinni kasvama. Aga kuna tuli välja, et see rahvaiatiikide ala on, ma nüüd ei võib-olla eksin, et mitte päris muinsuskaitse all, aga ütleme, ta on selline kaitsealune piirkond, siis sinna midagi rajada ei saa, siis tegelikult nüüd see lahendus viidi natukene sellest tiikidest eemale ja lihtsalt need suured vee kvaliteedi probleemid püütakse ära lahendada. Siis tehakse sinna tahapoole hoopis. Okei, väga huvitav. Okei, siis vaatame paari näidet Haapsalust. Haapsalus on ka jällegi see nii-öelda lamemaa probleem, eks ole, et meil on maapinna kõrgused väga väiksed ja kui merevee tase seal tõuseb, siis linn upub, eks ole, ja neid näiteid on seal olnud rohkem kui ainult siis kurikuulsa Pärnu suurema üleujutuse või jaanuaritormi ajal. Ehk siis siin oli vaja leida lahendus, kuidas leida see tasakaal merevee taseme ja siis sademesüsteemi toimimuse vahel. Ja tänane lahendus või jällegi eilne lahendus oli siis selline, et mere ja linna vahele olid rajatud sellised plekist lüüsid ja põhimõtteliselt, kui oli siis teada, et merevee tase hakkab kasvama, siis pidi minema tehnik välja ja siis sulgema need lüüsid, et siis hoida ära, et merevesi siis tagasi linnaruumi, linna voolaks. Muidugi neid lüüse keegi ei sulgenud ega avanud seal, vaid nad olid kogu aeg avatud asendis ja nad olid ka amortiseerunud, selleks need olid natuke vandaliseeritud ja nad enam või vandaalitsetud nende kallal ja need enam ei liikunud. Ja siis mõte oli lahendada ära, nüüd seal joonisel on näidatud 1 ja 2 ala, et kogu siis see number 1 jääv ala, et kuidas seal siis saaks tagada selle, et kui merevee tase tõuseb, siis linn ei upu, et kui samal ajal on näiteks ka sademed, eks ole, et siis linn ei upu seetõttu, et meil on torud kõik merevett täis. Mis siin oli nii-öelda positiivset, oli see, et sademe väljalask või sademevesi voolab enne ühele sellisele tehislikule märgalale, mis on üks suur pilliroo-roostik põhimõtteliselt selle Haapsalu linna külje all ja alles siis ta voolab välja merre. Nii et meil oli üks selline suur looduslik, või ütleme poollooduslik ala, kus me saime seda sademevett nii-öelda parkida heas mõttes. Ja siis lahenduseks oligi selline kombineeritud lahendus jällegi, kus ühelt poolt siis rohealana kasutati ära seda olemasolevat roostikku ja teiselt poolt ehitati siis mere ja linna vahele selline tark lüüs, mis siis jällegi toimis loogika mõttes hästi lihtsalt, eks ole, ta mõõdab ära reaalajas kogu aeg merevee taset ja ta mõõdab ära siis veetaset seal roostikus, ehk siis põhimõtteliselt annab nagu aindu, et kui palju meil sademe torustikus vett on, eks. Ja nüüd ta hindab siis, et kui merevee tase läheb kõrgemaks, siis ta lihtsalt sulgeb selle läbivoolu ja hakkab siis tõstma seda veetaset seal roostikus, eks ole, et hoiab seda tasakaalu, et merevesi ei hakkaks täiendavalt uputama siis linna. Ja see lahendus on ka olnud töös seal 4 aastat vähemalt ja on olnud siis selliseid ekstreemsemaid olukordi, siin on ära toodud ka 21. aasta oktoober näiteks, kus merevee tase oli siis meetri jagu tavalisest kõrgemal ja see süsteem siis automaatselt reageeris selle olukorrale, sulges lihtsalt sissevoolu ja suutis kogu selle tormi ajal siis tegelikult hoida siis selle linna sademesüsteemi funktsionaalsena. Nii et kuna see olemasoleva selle tehismärgala maht on nii suur jällegi, siis seda me võime nagu uputada päris ohtralt või sinna seda vett päris ohtralt suunata. Mis on siin vaja silmas pidada, et see süsteem toimib ainult siis, kui seda korraliselt hooldatakse. Et nagu piltidelt oli ka natuke näha, seal on seda roostiku kasv on meeletult kiire ja tegelikult aastas korra peaks seda niitma. Et kui seda ei tehta, siis ja tegelikult on Haapsalu seda ka läbi kaevanud, et ütleme sellist voolusuunajaid natukene sinna sisse või kraavistust natukene sinna sisse kaevanud, et just tagada seda, et vesi päriselt voolab sinna, kus ta voolama peaks. Et siin on see asi esile tulnud. Ja nüüd sellest inspireerituna
on tegelikult Haapsalu rajamas samasugust lahendust ka teisele poole linna, Tagalahe piirkonda, kus on siis väga suur oht, ütleme sellisele seisvale vee või seisev vesi on ütleme probleemiks. Tagalahti ise on nagu kinni kasvamas ja teiselt poolt jällegi, kui see merevee tase hakkab kasvama, siis, või hakkab tõusma, siis ta hakkab uputama ära linna sademesüsteemi. Ja siin on näha, et kuidas tegelikult nende rohelahenduste rakendamisel me saame ka seda linna keskkonda, teiste näidetega on tegelikult sama, tulnud ka natukene nagu ilusamaks ja elamiskõlblikumaks muuta. Et kui varasemalt siis piirkond nägi välja umbes selline, et seal olid sellised mudased kraavitused, mis funktsioneerisid nii, nagu nad funktsioneerisid. Samal ajal siis ka Haapsalu linn ladustas sinna ehitusjäätmeid, et siis täita osaliselt seda mereäärset ala, siis ümber kujundades on see piirkond muutunud selliseks, mõni Haapsalu elanik on isegi öelnud, et see on nende Veneetsia, et siin on rajatud selline kanalite süsteem, kus siis ühelt poolt kõik linnas kokku koguta või selles piirkonnas kokku koguta sademevesi suunatakse siis kõigepealt kanalitesse, kanalitest voolab ta edasi siis merre, kuna siis kanalite ja mere vahele on rajatud siis selline kõrgem tamm, mis siis takistaks otsest merevee siis sissevoolu sinna kanalitesse. Aga siin on nagu selline mitmikprobleem jälle, et kui nüüd sademevett piisavalt palju ei ole, merevesi nendesse kanalitesse voolata ei saa, siis ühel hetkel võib juhtuda, et põuaperioodil need kanalid jäävad kuivale ja siis nad tõesti on sellised mudased, eks ole, mitte väga atraktiivsed piirkonnad ja selle siis vältimiseks oleme jällegi pakkunud välja lahenduse, mis siis valmis ehitatakse, kus siis jällegi rajatakse selline tark lüüs mere ja siis kanalite vahele, et me saaksime ka vastupidi täita vajadusel neid kanaleid mereveega. Sest seal juba mõtted käivad, et miks mitte võiks selline pidev supilaua laenutus näiteks nende kanalite peal olla, et tekitada siis ka mingeid rekreatiivseid kasusid. Et jällegi sademevee käitus pluss midagi, eks ole, et me saaksime neid multikasusid kätte. Ja siin on tervele alale tegelikult loodud selline eskiislahendus, mis võtab siis arvesse rohkem tegevusi ja on nii neid viibetiike kui sademekraave kui vihmapeenraid sinna planeeritud. Aga siis jah, võib-olla see, millele ma rohkem tähelepanu juhin sinna, on siis seesama targa lüüsi lahendus, mis siis tuleb sinna ühe väljalasu peale, on suhteliselt sarnane konstruktiivse lahendusena nagu ka teisele poole rajatud oli, aga ta juhtimisloogika on siis mõnevõrra erinev. Et teatud tingimustel ta võib ka siis vett tagasi suunata, ehk siis mereveega siis täita neid kanaleid. Nii, ja viimased kaks lahendust, mida ma siis näitan, on siis üks planeerimisel, projekteerimine on tegelikult lõpetatud Võrus ja siis Tallinna näide, mis on siis peaaegu valmis ehitatud. Võrus on siis sama probleem, et Tammula on kõrge või Tammula on lähedal ja Tammula veetase võib olla teinekord Tammula järvest siis väga kõrge, uputades ära siis mingisuguse osa linnast. Ja siin on üks piirkond, kuhu on siis rajatud päris palju kaubandust, mis varasemalt oli päris roheline, sademevesi oli ära lahendatud kraavitusega ja täna, kui nüüd neid, see on nii ehituspoode kui suuri toidukauplusi on juurde rajatud, siis me võime ette kujutada, milline see keskkond on, eks ole, suured katusepinnad, suured parklad ümber, eks ole, ja siis see sademe koormus on läbi selle siis tunduvalt suuremaks läinud. Et siin on siis eesmärk leevendada eelkõige üleujutusriski ja võimalusel ka parandada seda vee kvaliteeti, mis siis Tammula järve jõuab. Nii et see ala ise asub siin punase ringiga või roosa ringiga tähistatud alas ja siin on üks kauplus veel puudu, et siin on näha, et mingi ehitustegevus on natukene ülespoole alustanud, et sinna ehitati Lidli kauplus, et tänaseks on see ka valmis saanud, nii et seal on 4 suurt sellist tootmishoone laadset, eks ole, ehitist pluss siis suured parkimispinnad ümber. Ja seetõttu on ka siis see sademevee koormus märkimisväärselt kasvanud. Kuhu täna see sademevesi suunatakse mööda siis kollektoreid ühte suuremasse kollektorisse ja sealt tegelikult veel jaguneb ka 8, et osa läheb ühele poole, osa läheb Tammulasse, teine läheb veel siis kõrval olevasse ojasse, et seal see süsteemi toimimine on päris keeruline. Meie siis mõte oli see, et selle lahenduse juures, et äkki me saame lokaalselt selle vee nagu paremini kokku koguda ja siis koha peal puhverdada suuremate sadude ajal
ja siis niimoodi aegamisi ta tammulasse ära suunata, et seetõttu siis roosas alas on siis teatud sekkumisloogikad välja pakutud. Jällegi, see eskiislahendus nägi ette siis erinevaid nii rohelahendusi kui tarku elemente, kui natukene sisse suumida, et oli siis jällegi üks viibetiik sinna paremale poole, sissevoolu poole planeeritud ja teine siis selline viivitusala veel vasakule poole, ehk veel oli ette antud selline ringlus, et kui väga suurte vooluhulkade korral ta saab otse voolata, aga sellist tavaolukorras ta peab siis tegelikult läbima pikema teekonna, et siis puhastuda ühelt poolt ja teiselt poolt, et siis viivitada ka neid tippusid nii palju kui võimalik. No, detailsemal planeerimisel tuli välja, et teatud olemasolevate kommunikatsioonide tõttu päris sellist lahendust rajada ei saa, et jäädi selle ühe viibetiigi juurde, aga siis selle vasakpoolse ala peale nähti ette siis selline ikkagi üks vihmapeenar, mis ei ole millegi ühendatud, et sealt siis võimalusel ainult immutada vett, kui siis pinnavee tase seda võimaldab. Aga põhimõtteliselt siis lahendus on suhteliselt sarnane. Mis siin on natukene erilist, mida me varasemalt ei ole väga testinud, siia alale tulevad ka niiskusandurid, ehk siis me proovime päriselt seirata, et kuidas selline lahendus võiks siis toimida, kui kiiresti ja kas ta pinnasest niiskust tegelikult ära võtab või vähemaks võtab, et siis saab ka teha nagu ettepanekuid teistele soovijatele ja proovijatele, et kuidas see funktsionaalsus võiks olla. Okei, ja viimane lahendus, mida ma täna tutvustan, on siis Tallinnas Tammsaare teel ja siin on siis selge eesmärk vähendada üleujutusohtu Tammsaare teel, et siin pildi peal on ka väljavõte ühest ERR-i uudisest mõned aastad tagasi, kus siis Sõpruse puiestee ja Tammsaare tee vaheline ristmik uputas ja ta uputas seetõttu, et siis see Tammsaare tee kollektor oli lihtsalt vett täis ja nüüd see eesmärk on siis sarnaselt selle ühe Viimsi lahendusega kasutada siis sellist tarka reguleerimist, et enamuste olukordade juures suunata vesi pargialadele, mis siis paiknevad Tammsaare tee kõrval ja kui tõesti on siis väga suur sadu, siis osa vett voolab ka loomulikult kollektorisse. Tänase projekti käigus, mida ma teile tutvustan, lahendatakse ära siis parempoolne osa, kus on siis sinine täisnool, eks ole, see on siis tegemist Tondimõisa pargiga, aga tulevikus nähakse ette, et tegelikult võetakse kollektorist veel vett ära ja suunatakse ka sinna Parditiigi parki, et seal on tegelikult see roheala veel suurem. Täna ta on osaliselt selline natuke soine, aga siis läbi sellise roheala funktsionaalsuse kasvatamise peaks ta siis korrastatama ka. Ma küsin, et kuidas see sademevee suunamine sinna pargialale, et kuidas see seda niiskusrežiimi seal, kuidas see neid taimi ja puid seal võib mõjutada? See on põhimõtteliselt täna on seal Tondimõisa pargis ka suhteliselt suur, ütleme, pinnase niiskus on suhteliselt kõrge. Seetõttu seal ei kasva väga kvaliteetset taimestikku ja pigem ma näen ette, et see veerežiimi muutus praegu parandab seda olukorda, sest et me suuname selle vee natuke kontsentreeritumalt konkreetsesse sademevee lahendusse ja see võiks ka siis kõrval olevat alasid muuta, kõrval olevat alade niiskust natukene vähendada. Aga lahenduse juurde, täna on seal ka üks kraav, kust siis vesi seda roheala natukene kuivendab ja meie esialgne eskiislahendus on ära märgitud nende punaste ringikestega sinna eskiisile, et tegelikult nägi ette erinevaid siis selliseid viibetiigi ja vihmapeenra elemente selle kraavi ümbrusesse. Et põhimõtteliselt kasutaks ära seda olemasolevat kraavi ja võtaks siis sealt nagu vett, suunaks vett ümber ja seetõttu, et me ei läheks nagu väga palju sinna olemasolevat taimestiku sisse. Jällegi detailsema projekteerimise käigus tuli välja, et täpselt sinna ei ole võimalik seda lahendust rajada, vaid ta liikus umbes 20 meetrit paremale või võib-olla natuke rohkem, looduses on raske seda hinnata, et lahenduse ideestik jäi enam-vähem sarnaseks, aga ta siis tuli sellise massiivsem ja siis võib-olla komplekssem, et kui meil oli ette nähtud algselt palju
väiksemaid puhvertiigikesi, siis antud lahenduse juures on see üks suur nii-öelda puhvertiik või viibetiik, eks ole. Nii et nagu öeldud, vesi võetakse siis kollektorist, suunatakse siis kõigepealt antud lahenduse juures ka liivapüüduritesse, kuna siin oli siis linna selline nõue oli, et nad enne tahavad mingisugused kuna vesi kogutakse kokku suurelt tänavapinnalt, et nad tahavad enne mingi osa sellest veest ikkagi puhastada, kui ta suunatakse siis sinna taimestikku. Siis ta liigub edasi siis viibetiiki ja viibetiigi taga on siis selline imbväljak, kus siis soositakse ühelt poolt vee imbumist pinnasesse ja teiselt poolt see aeglustab nüüd kõvasti seda vee edasi voolamist ja see on siis rikastatud ka taimestikuga, mis siis peaks omastama veel seda nii toitaineid kui ka siis vett. Ja hiljem siis vesi läheb edasi sinna olemasoleva kraavi, et see siis korrastatakse nii nagu ta algses eskiislahenduses oli ka ette nähtud. Ja täna tõesti on seal siis osaliselt see lahendus valmis ehitatud. Täna on juba seal kindlasti rohkem edasi jõutud, need pildid on umbes 6 aja tagused. Ja siis kevade hakuks peaks olema lõplikult valmis ja siis on võimalik seda külastama minna ja juba detailsemalt rääkida, et miks ja kuidas seal siis ühte või teist lahendust on planeeritud. Nii et need olid need näited ja ma selle koolituse lõppu olen tegelikult pannud ühe sellise tiiseri, ütleme, et midagi, mis ei ole veel päris valmis, aga mis Buildesti projektist on siis valmimaas, et aidata nii planeerijaid kui projekteerijaid, et me tegelikult oleme siis loonud sellise testkeskkonna, mis ühel hetkel saab avalikuks ja kõik saavad seda kasutada, et kuidas valida siis sobivaid kinnistupõhiseid säästlikke sademelahendusi. Ja see keskkond põhineb siis ütleme sellistele juba teadaolevatele töötavatele lahendustele ja nende efektiivsusele, et me teame näiteks, et viibetiik annab mulle sellise kasu sademe käitumise mõttes või rohekatus annab mulle teistsuguse kasu, kui ta on ühte või teist või kolmandat tüüpi rohekatus. Ja kuidas see keskkond siis töötab, et esiteks ma pean valima, eks ole, et missuguse hoonega mul on tegemist, kas kortermaja või eramuga või mingi tootmishoonega. Siin on valitud näiteks kortermaja, nüüd ma pean valima piirkonna, kuna meie vihmade varieeruvus üle Eesti on päris suur, siis ma pean ka vaatama, et mis piirkonda ma lahendust planeerin. Näiteks on siin valitud Tallinn. Siis ma pean valima etteantud siis valikust, et missugune võiks olla mu pinnase tüüp. Kui ma ei tea, et ma võin siis kasutada kas või erinevate lahenduste või mängida läbi kõik erinevad pinnased, see on vist välja toodud praegu 3 erinevat pinnase tüüpi. Ja siis küsimus on ka põhjavee taseme kohta. Jällegi, kas ma tean või ei tea, aga kui ma tean, see on hea nagu sinna midagi sisendina anda. Siis ma pean teadma, et kas mul on esinenud kinnistul üleujutusi, see on lihtne jah-ei vastus, ja siis kas mul on mingisugune interaktsioon, ütleme sademevee mõttes naaberkinnistutega, et kas naabri uputab mind või mina uputan naabrit või ma ei tea sellist seost. Ja siis, kui on olemas sademesüsteem, et kas ta on siis lahkvoolne või ühisvoolne või ta puudub, et see on siis ka vaja ära markeerida. Ja seejärel ma saan siis vaadata oma kinnistule, et mis mu kinnistul asub. Et kui suur mu katusepind on, näiteks, et ta on 200 ruutmeetrit, kas ma planeerin seal midagi muuta, et kas ma panen rohekatused sinna või ei pane, eks ole, et kui ma panen, et kui suurel pindalal, praegu selles näites ma olen jätnud selle nulliks, et siis ma ei ole muutnud seda. Kui suur on mu tänane sillutatud ala, näiteks 300 ruutmeetrit, aga ma olen nõus poole sellest näiteks panema murukivi alla, eks ole, et siis ma sisestan sinna mingid numbrid ja haljasalade osakaal täpselt samamoodi, et palju mul täna haljasala juba on ja palju ka ma olen nõus mängima. Et loomulikult ma ei taha kogu muru võib-olla teha, eks ole, vihmapeenraks või viibetiigiks ja kaevata, aga kui palju ma olen nõus heas mõttes ohverdama. Ja siis tulemuseks ma tegelikult saan sellise soovituste kogumi, et missugused lahendused minu siis kinnistul võiksid sobida, mis on nende eelised ja puudused, millega ma pean arvestama ja samamoodi ta annab ära ka tegelikult, et missugused lahendused mulle kindlasti ei sobi. Ja siis on nüüd juba edasi, et ma saan neid
sisendeid kasutada kas siis ise projekteerijana, kui ma alles planeerin sinna mingisugust või kui ma olen omanik, noh siis ma tellijana võib-olla oskan öelda, et kuule, et äkki oleks võimalik seda, teist või kolmandat lahendust kaaluda, eks ole, et siin selle, et kui meil enne oli juttu siin näiteks, et mõni vald täna, eks ole, nõuab mahuti paigaldamist, eks ole, et siis tegelikult sama koguse, et ma saan võib-olla käidelda ka muude elementidega, eks ole, et siis see nagu nõustik pakub välja selliseid kombineeritud sademelahendusi. Nii et olge nii-öelda aktiivsed ja jälgige Buildesti uudiseid, et varsti on ka selline nii-öelda tööriist siis tulemas ja kättesaadav teistele. No, hea küsi, Marko. Ma tahtsin küsida, et see praegu veel ei ole avalik, mis sa näitasid? See täna ei ole avalik, okay. Et ma küsin ka, et see keskkond või tööriist, see on kindlasti väga hea, aga kui sa täna peaksid kellelegi soovitama, et noh, lihtsalt ütleme, et keegi projekteerija või tellija või noh, kes iganes, mis rollis ta nagu on, et tahab konsulteerida, et oskad sa nimetada mõned sellised kas planeerijad või projekteerijad või ehitajad, et kes siis on neid lahendusi teinud ja kellel on siis nagu kogemusi ja kelle käest saab nagu küsida. Et siin on, ütleme, me näeme seda, et nende lahenduste puhul on nagu kahte tüüpi projekteerijad, kes neid on senimaani teinud. Et sademe ju käitlemisega tavaliselt tegelevad väga palju torude projekteerijad. Ja siis me näeme ka, et ka torude projekteerijad on teatud nii-öelda säästlikke sademelahendusi või need rohelahendusi projekteerijana nagu teinud. Aga ma ei hakka nimetama siin nimesid, aga ma näen, et tegelikult paremini on senimaani hakkama saanud pigem need, kes on tegelenud maaparandussüsteemidega. Et nendel on mingisugune nagu parem tunnetus vee voolamisest pinnal, kuidas siis neid viibetiike, kraave ja asju omavahel ühendada, et neid nagu nende torude ja ka nende nutikate lahendustega ühendada tundub nagu lihtsam kui teistpidi, et kui ma olen eluaeg torusid projekteerinud, et siis neid rohelahendusi sinna juurde panna. Nii et noh, kas või kui need mõned näited siin välja tuua, siis Kobras on nii mõnegi selle projekti siin projekteerinud, mida ma siin täna näidetena näitasin. Ja noh, ehitajatena, eks neid kogemusi on erinevatel, aga võib nii Viimsi kui Tallinna käest küsida, et kes neid sademelahendusi valmis on ehitanud ja et missugused kogemused nende ehitajatega on. Et täna, noh, nagu ma ka siin koolituse eelnevas faasis rääkisin, et meil neid tarku ja arukaid vigasid, eks ole, väga palju pole ja keegi nendest väga rääkidagi ei taha. Ja osad nendest lahendustest on veel nii toored, ütleme selles mõttes, et nad ei ole veel oma täisfunktsionaalsust saavutanud. Et seetõttu, noh, me saame öelda, et kellel on kogemust nende rajamisega, aga et kellel oleks nagu täna selline väga hea teadmine ja julgus neid rohkem teha, et võib-olla seal me oleme poolel teel. Mul tekitas nii-öelda tagantjärgi mõtteid näiteks see Võru lahendus. Et seal, niipea kui seda pealtvaadet nii-öelda näitasid seda, satelliidivaadet, siis ma vaatasin kohe, et okei, oleks nüüd Võru linn mõelnud mõned aastad varem selle peale, kui oleks need samad suured kaubanduskeskused ja tööstushooned lahendanud ära näiteks tõesti selle vett hoidvate murukatustena, oleks see praegune probleem olnud kas olematu või oluliselt väiksem, et oleks saanud ka vähem raha kulutada sinna. Aga see oleks eeldanud oluliselt varasemat tegevust. Absoluutselt, et nagu ma ütlesin, et sellepärast ma näitasin ka neid, et missuguses faasis, missugused vigu me teeme, eks ole, planeerimise, projekteerimise ja käitlemise faasis ja missugused need mõjud on. Täna on selge see, et planeerimise faasis on midagi jäetud tegemata, mingi asi läbi mõtlemata ja siis me oleme tekitanud nendele sademe käitlemise mõttes probleemi ja me peame leidma uue lahenduse, et seda lahendada, eks ole, et kuigi tegelikult võib-olla kompleksselt oleks võinud see, nii nagu sa ka ütlesid, kas siis rohekatustega või kas või kasutada rohkem vett läbi laskvat katendit või siis seda veevoolu suundadega kas või mängida, et viida juba täna siis kraavidesse ja rohealale, aga millegipärast on ikkagi ta suunatud kollektorisse pigem, eks ole, ja siis me selle kollektori uputame ära nii-öelda nende suurenenud asfaltpindadega. No ilmselt me oleme kõik harjunud, et vihmane toru käib sinna kollektorisse või vihmane mitte kuhugi mujale just, et pigem võib-olla sellepärast. No nii, aga tänaseks siis lõpetame lihtsalt nii palju veel, et sellele konkreetsele tänasele koolitusele on ikkagi siis meil mõeldud järg ja järg just koha peal paikvaatlustega, et teeme seda siis kevadel
ja kindlasti kõik, kes täna osalesid ja registreerisid, saavad selle info, aga eks me levitame siis veel erinevates kanalites seda, nii et aitäh kuulamast ja kohtumiseni!